Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point Plus. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänane külaline tuleb Havas Meedia, meediaagentuuri tegevjuhi ametipostilt Gert Kangert. Ja, tere ka minu poolt siis, et täitsa õige info. No me räägime täna meediastrateegiast, aga räägime laiemalt meediaagentuurist ja sellest, mis rolli ta täidab, on ju. Ja nagu ikka, et me proovime aru saada, kes on inimesed nende valdkondade taga, et lähme alati tagasi algusesse ja minu jaoks algus on alati keskkool, selline koht, kus inimesed hakkavad mõtlema, et mis siis eluga ette võtta, et nüüd keskkool saab läbi. Kas sinul oli selge, mida sa teha tahtsid keskkooli lõpus? No kui ma võrdleks nagu enda lastega, et kui mul vanem tüdruk läheb gümnaasiumisse, 9. klassis, ta juba mõtleb selle peale, et kuhu ta võiks ülikooli minna. Et ma arvan, kui mina läksin siis gümnaasiumis või tollel hetkel ka keskkooli 12. klassis, ma veel ei mõelnud, kuhu ülikooli ma minna tahan. Et ma arvan, et see on võib-olla selliste generatsioonide mõtteviisi erinevus hetkel. Aga jah, ma arvan ikkagi, ma viimase klassi jooksul ikkagi mõtlesin välja, et kuhu ma minna tahan ja siis sai nagu tee Tallinna poole seatud. Aga sa ei ole Tallinna poiss üldse? Ei ole, ma olen tegelikult üldse pärit Vändrast, et see on päris siuke väike maakohake, et isegi veel siiamaani alles. No ma olen kuulnud sellest, jah. Aga ütle seda, et kui sa nüüd siis keskkoolis mõtlesid, et Tallinna poole võiks tulla, mis asi see oli, mida sa siis õppida tahtsid? Ärijuhtimine või? No tegelikult oli jah, see ütleme nii, et see majandus võib-olla tundus sellel ajal, et 90-ndad, et kõik tahtsid olla siin suured ärimehed või jõuda pankadesse või mis iganes uutesse valdkondadesse, et see tundus selline võib-olla atraktiivne tollel hetkel tõesti. Sa valisid EBS-i? Ma tegelikult EBS-i jõudsin üldse hiljem, ma käisin Tallinna Tehnikaülikoolis, et ma seal õppisin siis sellise baka poole ära ja kooli ajal ma tegelikult käisin ka tööl veel TV3 poole pealt ja EBS oli üldse hiljem. No TV3 sul oli tegelikult väga pikk karjäär seal, et sa sattusid müügi peale, eks ole, ja olidki väga pikalt müügi peal. Kuidas see valik oli? Vaatasid Ekspressist reklaami või tuldi koha peale ja otsiti inimesi? No ütleme nii, et Ekspress on õige, aga nagu tol ajal ikka võeti Ekspress lahti, kuna ma olin noor veel, väga töökogemust ei olnud, siis võtsid kuulutused ja lihtsalt saatsid CV-d laiali. Ma tegelikult CV saatsin üldse Airtime'i. Ta oli niisugune ettevõte, ma isegi ei uurinud seda järgi, ma arvan, kas tollel ajal üldse interneti oligi, et kust oleks saanud uurida, et oli lihtsalt ettevõtte nime, saatsin CV ära ja järsku mul helistas sealt kodanik Meelis Järvele, et kes on hetkel Inspiredis pikka aega meie konkurent olnud. Aga seal oli siis, sa tahtsid saada või see konkurss oli siis müügi peale või? Jah, kui ma läksin kohale, siis ma sain teada, et see Airtime on üldse TV3 müügiettevõte, kes siis vahendas TV3 reklaami kogu turule klientidele, reklaamiagentuuridele ja nende poolt sai siis mind nagu müügimeheks palgatud. No müügimeestelt nagu eeldatakse mingisugused teatud iseloomuomadusi, et kas need tulid kiiresti välja, et need sul on olemas või kuidas sellega oli? No, müük on natukene siuke, kiire tehing võib-olla võiks öelda, et peaks nagu kohe leidma sellise ühisosa selle kliendiga ja näed, et minu toode on siin ja võiks teha tehingu. No eks ta nii on jah, et sa pead tegelikult ikkagi suutma klienti kuulata ja õigel ajal selle diiliga siis ära close ida. Aga jah, ma ei teagi, kuidas ma nüüd selle müügi peale sattusin, ma ise ennast ei näe nagu ülemäära sellise aktiivse müügimehega, aga ju siis mingid isikuomadused on, et mis mind seal kinni hoidsid ja aitas mul seal nagu erinevatel positsioonidel liikuda maja sees. No aga mis selle ettevõtte puhul või siis selle valdkonna puhul sind köitis, et sa olid seal 10 aastat, isegi rohkem on, et see on päris pikk aeg, isegi selle aja karjääri kohta, et seal juba peeti siuke 3-4 oli nagu hea aeg, et oleks edasi liikuda. No ma arvan, et kui mina läksin, ma võin nüüd aastaga eksida, äkki see oli 97, et kui ma läksin TV3, et siis ma arvan, et kogu siuke meedia ja turundus ja see oli võib-olla täpselt samas ajajärgus, kui meil siin 5 aastat tagasi oli startupid. Et seal kõik olid noored, ütleme nii, et enamike ettevõtete tegevjuhid, turundusjuhid, agentuuride võtmeisikud, kanalid, kõik olid 30-aastased või nooremad, et 25, et ütleme nii, et see elu keeski seal keskel ja hästi palju oli tegelikult muutusi, et ma toon näiteks sellise näite välja, et kui ma läksin TV3 tööle, siis meil oli müügiosakonna peale 1 arvuti.
ja meil oli müügiosakonnas äkki 8 või 10 inimest ja sa pidid hommikul minema üli vara, et saada esimesena arvuti taha, et oma töölõik ära teha kähku. Et noh, ma arvan, inimesed ei kujuta ette, mismoodi see võimalik. Meil oli faksiaparaat ja üks arvuti. Kuule, aga kuidas sellel 90ndate lõpp, kuidas sellel hetkel käis klientidega suhtlemine, kas siis oli ka suurem osa ikkagi telemeediast tuli läbi meediaagentuuride või oli seda otsemüüki oli ikkagi ka väga suurel hulgal? Ma arvan, et see osakaal oli selline, ma võin eksida numbritega, aga ma arvan, et 50-50, et tegelikult oli hästi palju, oli ka vahetut suhtlust klientidega, et kuna TV3 oli osa Rootsi MTG grupist, siis sealtpoolt oli hästi siuke professionaalne müügikoolitus, et kuidas see teekond peaks välja nägema, millised sammud peaks müügimehed tegema, kuidas seda juhtida kogu müügitiimi, et see oli hästi täpselt välja töötatud ja ta käis nagu tegelikult kellavärk, et TV3 oli tollel hetkel ikkagi oma nagu müügipotentsiaalilt väga tublisti üle teistest konkurentidest. No sest, eks ole, sul Kanal 2 oli tegelikult ju eestlaste omanduses oli, on ju, et natuke teine, kuigi ka ütleme, et läänest kasvanud omanik, eks ole, aga natuke teine võib-olla ja ETV-l vist ikkagi reklaami müüdi tollel hetkel, jah? Kui mina läksin, siis oli juba vist hakkas välja minema, jah, siis minust enam ei olnud või oli mingi lõpp seal. Aga otseklientide kontaktid tulid siis kust kohast, kui nagu arvutit? No ütleme nii, et tegelikult sa helistasid. Lihtsalt külmad kõned, võtsid suuremad ettevõtted ette, siis võiks öelda sellest Yellow Pagerist või katalogist? Meil oli näiteks selline, et iga neljapäev või teisipäev, ma ei mäleta, tund aega, siis iga müügimees valmistas endale ette näiteks 50 kliendi nime, kontakti, põhjused või ütleme nii, et mis need võiksid sellised põhinurgad olla, et miks võiks meie kui TV3 kasulik talle olla ja siis lihtsalt helistati, lepiti kohtumine kokku ja see käis siuke tiimiülene võistlus ja sellega nagu planeeriti oma järgmised 2-3 nädalat, et väga nagu selles suhtes efektiivne viis, et võib-olla müügimehed kuidagi võib-olla ei meeldinud, et see olid siukse nagu surve all, sind pandi nagu konkureerima teistega, aga ma arvan, et summa summarum ettevõtte vaatest oli ta väga nagu mõistlik. Kuule, see on hea sinu käest küsida, et sa oled selle siis läbi teinud, et külmkõne on kõige raskem asi üldse, eks ole, et noh, et okei, aitab see, et TV3 teati, eks ole, et päris ei olnud mingi suvaline vitamiinitootja, eks ole, et sa pead nagu selgitama, mida sa üldse teed, on ju. No reklaamist ikkagi ka väga paljult võib-olla ei saadud lõpuni aru, eks ole, noh, võib-olla natuke hakati seal 90 lõpus juba saama, seal keskel ja alguses oli juba probleem, mis oli, et Madis Laas käis rääkimas oma nagu seda, et algul ta pidi nagu selgitama, mis asi üldse on, mida nad teevad, on ju, aga et kas oli selles mõttes ikkagi ei olnud seda äraütlemist nii palju või oli ka ikkagi, et ma ei tea, iga teine kõne oli, et kuulge, miks te helistate mulle? Noh, ma arvan, et seal ka oli nagu mitmed tüüpi kliente, et ühe kliendid tundsid väga nagu uhked, et neile helistati, et näed, et telekanal peab neid vääriliseks, et nemad võiks ikka olla seal reklaami selles suhtes ostja, nad suudavad oma ettevõtet promoda ja see näitab, et nad ikkagi läheb nagu hästi ja kasvavad. Noh, mingid kindlasti oli ka see ei, et sa pidid selle eiga arvestama, et noh, muidugi on raske, kui sulle ei öeldakse, kui sulle järjest öeldakse 10 korda ei, et siis võtta ja olla positiivne 11. kõne jooksul. Aga kuidas sa sellega hakkama saad, kas see on niimoodi, et see on harjumuse asi, et lõpuks see on juba nagu ei puuduta sind, et umbes see ei ole sinule ei, et see on nagu lihtsalt sellesse situatsiooni ei? Noh, ma arvan, see on kahtepidi, on ju, et üks on see situatsioon, on, aga võib-olla on ka see viis, et kuidas sa lähened inimesele, et kui sa tegelikult ennast ikkagi ette ei valmista, noh, ükskõik mis suhte kontekstis, et kas see nüüd on reklaamimüük või on see, ma ei tea, ööklubis mehele või naisele tutvuse sobitamise, et kuidas ta sinna läheb, on ju, kas ta läheb selja tagant hüppab ligi, et hops, mina olen siin, on ju, või ta kuidagi näeb rohkem vaeva ja sama on ka selle reklaami või turunduse või ükskõik muu kontekstis, et sa räägid nagu soojast kontaktist, aga kuna ta on külmkontakt, siis sa mõtled seda, et sul peab olema mingisugune niisugune opening või midagi, mis peaks kohe kõnetama, eks ole, ja selle sa pead olema selle ettevõtte või selle inimese kontekst läbi mõeldud ja seda sa mõtled, jah? Just. No ühesõnaga arusaadavalt sa said sellega hakkama, on ju, ja sa sind nagu teerajalt kõrvale ei lükanud, sellepärast et sa olid tõesti seal kaua aega. Nüüd mis hetkel tuli meediaagentuuri minek, et kuidas see üldse juhtus, et ma eeldan, et sa tegid koostööd ja siis vaadati, et kuulge, meil on vaja ja sa oled siin kogemustega inimene, miks mitte?
noh, ütleme nii, et kui ma olin TV3-s äkki 5 või võib-olla 8 aastat, siis me me olime hästi nagu müügile orienteeritud, me müüsime siis oma reklaami, me saime klientide käest raha kätte, andsime neile vajaliku hulga kontakte ja kõike see ja ma arvan, me tegime seda väga professionaalselt, aga mind jäi ikkagi natukene huvitama või tekitas rohkem nagu huvi, et mis seal siis nagu ikkagi teisel pool nagu tundub, et noh, meil seal võib-olla kanali poole pealt tundus, et kui klient paneb meile reklaami, et siis me lahendamegi ta kogu probleemi ära, tal müügid on üleval kõik ja meie saime oma raha, temal läks hästi ja kui läinud hästi, siis järelikult oli toode vilets või ei olnud korralikku distributsiooni. Või reklaam oli halvasti tehtud. Jah, või reklaam oli halvasti tehtud, et me tegelikult selles suhtes nagu ju kanali kontekst kunagi müügi eest ju vastutust ei võtnud, et kui klient investeeris raha, meie andsime oma ära, kui ei toiminud, noh, siis järelikult oli nagu temal poolt. Aga see pool järjest rohkem hakkas mind köitma ja siis ma jõudsingi tegelikult EBS-i, kus ma läksin nagu magistrit tegema. Et lihtsalt ennast ette natukene valmistada selle nagu turunduse poole pealt, mismoodi sealt poolt paistab. Ja siis mingi hetk Mark Eikner äkki, ma ei tea, kas me istume või tegi kõne ja siis tuligi see meediaagentuuri pool nagu lauale ja mul tundus, et Idea Grupp on selles suhtes sellises heas nagu tõusulaines ka, et EHA oli sellel ajal või just liitumas, EHA Talvist, kes oli SEB-s hästi pikalt olnud ja veel mõned teised võtmeinimesed. Timo oli Creative'i juhiks vist, kas tulnud või tulemas, et kuidagi tundus, et seal oli hästi lahe siuke vibe tekkinud ja see mind nagu tõmbas sinna. Kas Margiga sul oli varasemalt ka kokkupuude, ma eeldan, olemas, et sa ikkagi nagu tundsid teda? Ja, noh, me tegime ju selles suhtes ikkagi koostööd, et ma arvan rohkem kui 10 aastat, et te nagu, just ma küsin seda, et sa juba nagu tundsid teda ka, et sa päris ei hüpanud tundmatuse kohta, et sa nagu teadsid teda nagu inimesena ka, missugust juhtimisstiili ta näiteks viljeleb. Jah, no vaata, Eesti on nii väike tegelikult, et kui me räägime üldse nagu meie kategooriast või meid agentuuridest, et noh, need keskeltläbi siin 10 on läbi aastate olnud, mõned on suuremad, mõned on väiksemad, aga tegelikult ju kõik tunnevad kõiki ja suhteliselt personaalselt, sest on koos üritustel, viibimistel, et igapäevaselt ka Eestis on ju tegelikult kas siis juhid või omanikud on ikkagi ärilevelil sees ja et nad ei ela kuskil Hispaanias või istu kuskil kõrgel pilve peal, et selles jah, inimesed tunnevad üksteist päris hästi. No ma ei tea, ma olen Margiga rääkinud, et äkki ta võtab ka aja ja istub siin ja räägib sellest, kuidas asi kujunes. Praegu ta ütles, et esialgu motiveeritud veel ei ole, aga võib-olla ma suudan ta ära rääkida, siis näeme seda Idea Grupi nagu sündi ka, et kuigi Paavo Petta on mulle öelnud jah, nii et Paavoga varsti tuleb episood ja siis saab mingit osa ka, et Paavo juba mingi aeg oli ära sealt, ja vahepeal ta läks jälle tagasi ja ta on ka seal pendeldanud selles süsteemis, No kas eks ole, Ideale endal ehk tänasel Havasel, eks ole, et oli ju ka meedia osa, kas seal oli siis juhi vahetus või oli ta nagu agentuuri sees ja siis tehti eraldi või kuidas see süsteem hakkas käima? Kui mina liitusin tegelikult üldse MPG Media Planning Grupiga ja siis oli neil üldse digi ja meedia oli eraldi ja siis oli ka Creative ja siis oli veel neil veebi tootmine, ütleme nii, et killustatud ja kui EHA tuli Ideas grupi juhiks, siis Mark hakkas tegelikult kõiki neid asju nagu natuke kokku panema, ja siis me liigutasime meedia nagu digi ja meedia poole kokku ja Creative läks siis kogu selle veebi poolega kokku ja PR-iga. Kas, ma eeldan, et seal oli ka rahvusvaheline grupp sees, eks ole, meedia osapoole pealt, jah? No, me olime affiliated partner, noh tegelikult või see Media Planning Grupp ongi Havas. Ja, kui palju sealt tuli seda know-how'd sisse aastate jooksul ja kus te täna üldse omadega olete, et noh, et see on ka erinev viis, kuidas töötatakse, et osades on hästi tugevalt integreeritud, osad ongi ainult nagu nimi ja siis kliendid tulevad ja kõik muu on sul enda teha, eks ole? Noh, ma julgen seda öelda, et ma arvan, kõik, kes on rahvusvaheliste kettide affiliated partner, nad üldjuhul saavad datale ligi, nad saavad neid tuule, aga nad ei saa kõikide tuulide kasutamise õiguseid, et noh, meie tunnetame nagu selgelt vahet, et üks, kui sa olid affiliated, siis sa nägid, et Avasil on sellised tuulid ja võib-olla mõnda said sealt ka kasutada mingis osas ja nüüd, kui sa oled nagu päris osa, siis sa saad põhimõtteliselt kõik, mis siin regioonis on, tuulidele ligi. Võib-olla mõned asjad, mis on arenduses, tulevad alles, on kõigepealt suured turud ja siis liiguvad järjest samm-sammult väiksematel, aga on tegelikult vahe. Aga mis mulle võib-olla Havasi puhul hästi nagu meeldib, on see,
et meie ka regiooni juht, kes vastutab kogu Euroopa ja Lähis-Ida ja selle, et kui meil näiteks COVID ajal oli, et oli tema sõnum kõikidele riikide juhtidele, et mina ei hakka ütlema, mida te tegema peate. Te peate võtma seda kohalikku üksust kui oma ettevõtet, et oleks ise omanik ja selle järgi tegema otsuseid nii inimeste, klientide kui ka manageerimise, et teie käes on kogu nagu volitus, et nad hästi nagu usaldavad see oma kohalikke juhte, et ei ole nii, et ülevalt öeldakse, et nüüd on nii, kõik teeme selle järgi, et see on nagu hästi sihuke positiivne üllatus, kui me nende omandusse läksime, ma arvan, et seda tuleb rohkem bürokraatiat kaasa. Ja see muudatus toimus nüüd kas 3 aastat või 4 aastat isegi juba tagasi või? 2019 äkki oli juba. Ja siis on veel rohkem aastad, eks ole. Juba üle 5 aasta, eks ole, et tõesti, et see vahe nüüd, kes ei tea, et miks see idea ära kadus, oligi see, et tegelikult Havas lihtsalt oma märgi pani peale, ostis ära kogu selle grupi. No just, see on loogiline. Ja tahan korra selle Baltikumi vaadet ka küsida sinna juurde, et tegelikult see grupp, mida Mark ehitas, oli üle Baltikumi, on ju. Ja mäletan, kui ta nagu andis intervjuusid sel teemal, et siis tema ütles küll, et ta usub tegelikult sellesse, et on meil üle Baltikumi kliente ja rähtame isegi need rahvusvahelised kliendid kõrvale, on ju, kes vajavad sellist ühtlast esindatust kõikides riikides ja see oli üks põhjus, miks ta ehitas, on ju, kuigi ka seda oli võib-olla majanduslikult päris raske ehitada, sellepärast, et kui sa midagi paned kuskil püsti, kus midagi ei ole olnud, see kulubaas on alati suur, on ju. Et mis see seis täna on, et kuidas te tegutsete Baltikumis ja mis see eripära seal on? Meil on Havas Village on igas riigis, et Eestis on siis Media Creative, Lätis on Media Creative ja Leedus on meie võib-olla esindatus nagu ettevõtete kontekstis kõige suurem, et seal on meil ka Media Creative, siis meil on eraldi veel Performance Digitali agentuur, Sotsagentuur, et seal on meil praegu grupi mõttes kõige suurem turg. Aga jah, kontseptsioon on kõik üks sama ja tegelikult teatud Baltikumi kliente ongi siis meil nagu ühe leveli peal, et see standard olekski sama, et see oli ka Vassi point nagu osta 3 riiki korraga, et kuidas see igapäevane, ütleme, et klientidega koostöö läbi Baltikumi käib ja kus sa vaatad just nagu agentuuri mõistes, et kas seal on mingi ühine tiim teil nagu meedias, on teil nagu olenevalt, kus klient istub peakontoriga, siis see liid võetakse sellesse riigi nagu meediaüksuses üles või kuidas see nagu reaalsuses nagu toimub? Ütleme nii, et see klienditi erinev, et mis mina võib-olla sükest 2-3 aasta trendi näen, et kui võib-olla siin varasemalt oli selline, kas Eesti või Läti oli siuke kuidagi kliendi kontekstis center, siis nüüd see on liikunud rohkem Leedu poole. Ma ei tea, kas see on seotud sellega, et vaata Poola on hästi suur turg ja mis paljude klientide puhul kiputakse nagu Baltikumiga kokku panema. Ja siis teatud kontekstis on see juhtimine läinud Leedu poole, et meil on ka enda global kliendid, kus Baltikumi esindaja istub Leedus ja kuna tema allub omakorda Poolale, et siis Leedu on meie liid, kes tegelikult hoiab seda kliendi suhet ja siis Eesti ja Läti teevad talle tegelikult alla ja kui meil on aasta strateegia, siis on muidugi klient ja kõik riigid koos ühise laua taga, aga muidu käib kõik info juba läbi Leedu kontakti. Ja siis samas on mõni teine klient, kes meil on üle Baltikumi, me konkursi ajal oleme kõik nagu ühtsed koos, et klient ei peaks igaühega eraldi, et ta saaks sama printsiipide alusel kokku lepitud, aga hiljem klient ise taandab ka töö nagu riigipõhiseks. Kas see kokkusaamine eeldab nagu füüsilist kokkusaamist või on tänapäeval üle veebi kõik või? Ütleme nii, et on nii ja naa, et ajaressursi mõttes me kasutame päris palju Teamsi, aga me ikkagi tahame hoida seda näost näkku kokkusaamist ka, et sellest sa ei saa nagu eemale jääda. Ma mõtlen seda, et kui tulevad pitchid on ju, et kas ja ütleme, et on selline stsenaarium, et Leedust on nagu see liid on ju, kas sina pead minema kohale või sa saadad mingid oma nagu, ma ei tea, projektijuhid või kliendi poolde või kuidas see nagu füüsiliselt välja näeb? No, ütleme nii, et kui me võtame viimase konkursi, siis meil on nii, et esitlus on koos, igast riigist circa 2-3 inimest ja ikkagi on kohalik. Klient tahab ikkagi reaalselt ka ikkagi näha, et kes need inimesed on, sest kliendi enda poole pealt on ka suure näosusega iga riigi inimene esindatud ja miks nad ka seda võib-olla teevad, kui ma kliendi vaatest mõtlen, see on ka nii, et näiteks Eesti kontaktil tekiks tunne, et kuidas siis näiteks Leedu ennast nagu presenteerib, kuidas need inimesed käituvad või lätlased, et temal tekiks nagu teiste turgude kontekstis ka, et ta oskaks nagu Eesti poolt ka hinnata
ja vastupidi ka. Aga kas eeldatakse, ütleme, et Leedu natuke teistsuguse nagu kultuuritaustaga maa, kas nad eeldavad tegevjuhi kohalolekut või ei ole see enam teema või? Vaata jah, me võib-olla kipume nagu võib-olla sildistama seda Leedut, et natukene kolhoosi direktor, et istub oma kabinetis ja et siis ütleb, kuidas kõik käib ja võib-olla kõik natuke tõmbavad selja sirgu, kui tema kabinetist mööda lähevad, aga vähemalt me enda grupi vaates küll ei tunneta, et meil sellist kultuuri maja seest oleks ja võib-olla ka me enda nagu klientide osas nii palju ei tunneta Eestis, Eestis kindlasti seda ei ole, aga ka Leedu kliendid, kes meil on, et võib-olla meil ei ole seda vahetut kontakti nii palju, et ma ei oska seda selles kontekstis ise võib-olla isegi kommenteerida, aga ma arvan, et see on natuke võib-olla siuke ajast ja arust arusaamine. Just, meie enda selline uskumus või? No klassikaliselt need maad on olnud natukene erinevad, esiteks see on rahvaarvud, on ju, meie kahjuks võib-olla öelda, on ju, aga selgelt Leedu on alati suurem olnud ja Läti ja Leedu on olnud suuremad sinu eelmise tööandja nagu pärusmaad ehk nagu teleosakaalud ehk kus me täna selle situatsiooniga oleme, et võib-olla üldiselt meediapilguga, et kas kuidagi on see niisugune nagu planeerimise tase, see, kus me oleme, need ootused kliendil sellele meediastrateegiale, kas need on sinu meelest nagu sarnased, kui sa nagu kõrvalt oled jälginud, on seal mingit erinevust? Kas sa pead nüüd silmas erinevaid riike? Või erinevaid liike, kui sa vaatad just nagu, kui te ühiselt asju teete või nii edasi, et ja kui kliendid on, kes just erinevates riikides nagu tegutsevad? Seda ma ütlen küll, et me oleme nii lähestikku ja väiksed riigid, aga on erinevusi palju, et kas või tooks 2 asja välja, et kui me võtame üldse, kuidas nagu meediakasutuse jaotuse mõttes, et Leedus ilmselgelt veel televisioon domineerib, meil ta on ikkagi kukkunud sinna veerandi peale, või kui me vaatame, kas või näiteks online'i poole pealt, et seal on hästi võib-olla turustandard on selline programmaatika osta, Eestis pigem mitte nii palju, ma mõtlen nagu kohalike kõike koos, kohalikadega on ikkagi otse nagu ostud, et siin ikkagi nagu teatud erisused on. Aga oskad sa öelda, millest see tuleb? On see mingi ajalooline asi? Ma võin öelda, et Programmatics suure tõenäosusega on sellepärast, et Adform on Leedus, eks ole, mega suur back office ja suure tõenäosusega seal on lihtsalt see tänu sellele niivõrd tugev olnud või? Üks kindlasti põhjus ja võib-olla vaata teine põhjus on ka see, et võib-olla meil oli varem ikkagi seda Skandinaavia mõjutust ka hästi palju, et ma arvan, leedukatel ikkagi tõusid imestusest juuksed püsti, kui nad nägid, milline prindi osakaal meil siin 5 või 10 aastat tagasi oli ja kuigi ta on ju veel praegugi veel suhteliselt suur on ju, et nii see elu on. Need panustuse suurused, Leedu on ikkagi kõvasti suurem kui meil, samas minu meelest nagu reklaamirahadena, ta nagu kõvasti ei ole, aga rahvaarvult ma mõtlen, et võiks siis öelda per capita kulutused peaksid olema nagu sünkroonis, eks ole, et mida suuremaks maa läheb, seda suuremad ju nagu need kulutused summas, sellepärast, et sul lihtsalt on per nupp sa arvutad kokku, on ju, aga tegelikult need vahed ei ole nii suured, on ju. Et millest see tuleb jällegi, mis sinu arvamus on, et sealt kõrvalt seda nagu vaatanud, et Läti on kuidagi sinna vahele alati jäänud, aga et miks Leedu nii palju suurem ei ole, kui ta peaks olema? Ma arvan, et tegelikult meie vaates ikkagi kuna meil see Skandinaavia lähedus ikkagi andis meile ju kogu siukse majandusele, kõigile andis siukse võib-olla tõuke ja võib-olla lätlastel ongi olnud kõige õnnetum see positsioon, et nad on siin kahe vahel olnud, et ja Leedu pool oli võib-olla seal Poola külje all, kes ka ju ütleme nii, et 10-15 aastat tagasi ei olnud ka võib-olla kõige sellisemas kiiremas kasvufaasis või oli ka natukene siuke ei kellegi maal, et ma arvan, et see Eesti nautis nagu seda edu ja kogu seda ütleme nii, et seda tiigrihüpet ka või kuidas me teda nimetasime kunagi, et me saime sealt nagu mõnusale laineharjale ja nad on natuke nagu maas olnud, aga nüüd, kui me vaatame ka läbi meedia kuulame, siis
ju pigem ju Leedu hakkab järjest rohkem sellist vedurit võtma ja noh, mis me näeme ka enda võib-olla sees või klienti sees, et tegelikult Poola on ka selle Leedu võib-olla edu taga, et Poola on ju hästi jõuliselt ju oma panuseid majandusse kogu selle poolt ja sealt on tekkinud sünergia, meie Skandinaavia siin pigem istub oma võlakoorma otsas ja on võib-olla passiivsem, et no kuna vaata need agentuuri algused väga paljudel igal pool, et kohalikud siis hakkasid tegema, on ju, ja meil tulid osaliselt soomlased, eks ole, sisse, aitasid teha päris selle 90ndate alguses, on ju, ja noh, siis tuli juba Euroopast. Tegelikult on olnud leedukad väga aktiivsed meie turul ju pikalt, on ju, Agekomis muuhulgas ju lätlased, leedulased on ka olnud kogu aeg sees, on ju, et nad on sealt olnud. Kuivõrd sa nagu näed, et poolakad hakkavad nüüd tulema üldse siia turule, sellepärast, et oleks ju loogiline, et noh, et kui Leedu on kõrval, nad on palju suuremad, neil on palju lihtsam teha mingisugused sõsarettevõtted, on see üldse teema tulevikus või seda pole nagu üldse käsitletud? Ma arvan, et ei ole väga teema, vähemalt ma mõtlen nagu meie sellises valdkonnas, noh kui me reklaami konteksti, noh seal ma ei usu, et ka väga globaalne pool, et see on ikkagi rohkem selline kohapealne ja ma arvan ka meedia ja digi on siis kas rahvusvaheliste gruppidega juba seotud ja need grupid on kõik Poolas ju tegelikult olemas, et ma arvan, et praegu tulla selliste kohalikult tasandilt hakata ehitama nüüd meedia või digiagentuuri võib-olla natukene lihtsam, aga isegi ka seda, et väga keeruline on tulla ja laieneda teiste turgude peale praegu. Madis Laas ütles ka, ma küsisin, et miks meil nagu ei ole tekkinud väga palju üldse uusi meediaagentuure, et põhimõtteliselt meil on siukseid vähe tegijaid, et mõned grupid ja ongi, on ju, et siis ta ütles, et seal on väga suur sisenemisbarjäär. Noh, üks on finantsiline sisenemisbarjäär, et sa pead andma, eks ole, võib-olla 90 päeva makse tähtaega ja noh, see on niisugused suured mahud on, mida sa ise nimetad selle all, et kas ei jagu kliente või mis seal on, et miks ei teki, et kui kreatiivi poole pealt tekib kogu aeg, eks ole, et miks meedias nagu ei teki? Noh, ma arvan, et see sisenemisbarjääri, ma isegi võib-olla seda finantsilist poolt võib-olla nii palju isegi ei seaks, aga sul on ikkagi vaja sellist kriitilist massi või kompetentsi majja, et üldse pakkuda klientidele väärtust, et kui sul on üks või kaks tublit inimest, kes kõik haldavad, see tundub ühtepidi väga atraktiivne, võib-olla klient saabki väga mõistliku kuluga selle teenus sisse osta, aga kui see üks või kaks meest otsustab, me lähme nüüd baalile 3 nädalaks või 3 kuuks, siis ta peab jälle nullist peale, et sa tegelikult pead ikkagi suutma komplekteerida juba väga korraliku tiimi, no ma pean tiimi all 5-10 inimest, kellel on kompetentsid olemas ja seda koolis ka vaata otseselt nii palju ei õpetata, et me räägime küll turundust ja kõigest sellest, aga kui me lähme siia meedia ja digi poole peal, et seal nõuab ikkagi teatuid oskusi ja kompetentse, mida sa siis saad nagu, ütleme nii, et koha peal nagu välja koolitada, et ega ju valmis inimesi hetkel ei tule, et sa tõstad ja ta kohe päevast üks sul teeb. Sellest korra räägime edasi, ma korra Baltikumi tõmbaks sellega kokku, et kas sinu meelest see, mis Margi nagu loogika oli, et üha rohkem kliente vajab üle Baltikumi teenindamist ja jällegi jätame need nagu rahvusvahelised ketiasjad kõrvale, on ju. Kas see tendents on pidanud või ma olen nagu kuulnud niisugust mix-signalit selles osas, et tegelikult osad kliendid, kes mul on siin käinud, ütlevad, et nad tegelikult eeldaks nagu hästi tugevat ühte ketti läbi Baltikumi nii creative, et kui noh, meediaga võib-olla isegi on lihtsam, on ju, aga põhimõtteliselt ja siis osad ütlesid, see pole üldse tähtis, on ju, et mis see sinu nagu kogemus täna on? Ma arvan, et tegelikult need, mis on ka rahvusvaheliste kettide kliendid, need järjest rohkem liiguvad selliste Baltikumi ülese lähenemise peale, ja need, mis on kohalikud ärid, need on võib-olla, ütleme nii, et siis rohkem võib-olla paindlikumad, võivad turupõhiselt vaadata, kas seal on siis mingid isiklikud suhted kellegiga või nad usuvad, et kellegi ettevõtte kompetentsi, kes suudab seal kohalikul turul neile nii head väärtust pakkuda, et nad ei näe nagu selles suhtes mõtet vaadata üle 3 riigi ühte ketti. Aga jah, mida rohkem me globaliseerume, seda rohkem see tegelikult jookseb Baltikumi peale välja.
kas see võib olla sellest, eks ole, et rahvusvaheliselt vaatavad, kuidas aega efektiivselt juhtida ja hoida kokku, et noh, et mingi suhteliselt väikse rahvaarvuga see, et teeme ära selle regiooni, noh, täpselt nagu mõnes mõttes Skandinaaviat võiks vaadata nagu pundina, kuigi seal on nagu suured need, on ju. Ja need regioonide põhiliselt üldse on ja nüüd, kui sa oled siin Eestis, Lätis, Leedus tegutsed ise, eks ole, võib-olla sa siis, sa täidad oma aega lihtsalt sellega, et siis sul on nagu kohtumisi ja sa panustad rohkem, äkki see on niisugune efektiivsuse küsimus või? No ma arvan küll jah, et ma just vaatasin, meil oli regiooni konkurss ühe suure kliendi peale ja seal olid lihtsalt nagu eelarve, et ma mõtlen Baltikumi eelarve oli äkki alla $1 miljoni ja siis me vaatasime UK eelarve ainuüksi äkki tele oli 50 miljonit, online oli ka 40 miljonit, et noh, ja siis ma mõtlengi, et ja kui nad on veel ühte patta pantud, et sealt otsitakse ühte partnerit, et noh, et kui palju sa siis tegelikult pead nagu seda ressurssi panema, kui sa vaatad sealt nagu, nagu suurema pildi mõttes. Aga kuidas, kui nad suuremat pilti nagu jaotavad, et kas see on ikkagi per capita või on see nagu müügi eesmärkidest ja tulemustest per country nagu seotud, et see allokatsioonid toimuvad, see ei ole nagu niisugune rahvli, et paneme 3 kõik või? Ei, kindlasti on see müügi järgi, et noh, ma ei hakka nüüd Baltikumi lõikes, kuidas ta per riigiti see eelarve, aga lihtsalt, et need suurusjärgud anda, et ilmselgelt on nad ikkagi järelkasv või üldse töötajad on ju, et tõsi ta on, et sa ei ole ju ainukene, kes räägib just meedia poole pealt, eks ole, et keeruline on leida inimesi, eks ole, et võib-olla selle Kreiti poole pealt võib erinevad loomingulised inimesed tulla ja noh, mis seal siis ikka, mõtleme selle nagu välja, on ju. Et selge on ka see, et seda ei õpetada sellisel kuhul ei Tartus, ei Tehnikaülikoolis, isegi meie nagu käime teistpidi seda nagu üle, eks ole, kuidas on. Sest meediaspetsiifikalt lähtuvalt, seal on ju 2 sellist suurt osa, nagu mina ütleks, on klassikaline, eks ole, traditsiooniline meedia, seal siis juhib seda kuidas teleplaneerimine käib, eks ole, on ju, see hästi spetsiifiline, on ju, ja teine on siis kõik digiplatvormidega seotud, hästi spetsiifiline, niisugune, mõtlen, tehniline teadmine, on ju. Ma mõtlen seda, et minu meelest majanduskoolis on hästi nagu tehniliselt õpetatakse neid platvormi põhiseid nagu planeerimised. Sealt võib-olla see tuleb, aga see traditsiooniline meedia jääbki välja. Ja ma arvan, et ta jääbki lõpuni välja, sest lihtsalt mingisugused valikud peab tegema. Nüüd, sa ütlesid ilusti, eks ole, et noh, et see on võib-olla ka üks põhjus, miks ei teki uusi agentuure, et kus sa need võtad, sa peaks üle ostma, nad jube kalliks läheb. Ja siis on sul vaja teiselt poolt see klientide ja mida sa siis klientidele väärtusena pakud ja mis see erisus on, see peaks nagu odavalt, kõik see asi nagu ei lähe kokku. Kui sa endale otsid uusi inimesi, missugused, ütleme siis iseloomuomadused on, mida sa otsid, et sa nagu nii mingis osas pead koolitama sees? No ma arvan, kui ma juhina vaatan, et mis kriteeriumite järgi, et noh, esimene asi, mis ma tegelikult vaatan, et see inimene peab sobituma meie nagu tiimi oma väärtuste järgi, siis ma küll otseselt võib-olla siin agentuuri vaates ei ole seda nii palju kopeerinud, aga ma rääkisin ühe Tšesteko, mis ta oli jah, meil Põhjaregiooni juhiga, siis küsis, et noh, kuidas tema nagu värbab ja siis ta tõi väga huvitava sükse mõõdupuu välja, et ta värbab neid inimesi, mitte kes ei ole Oslost pärit, vaid maapiirkondadest on pärit, sest nemad on nagu palju rohkem nagu valmis nagu pingutama, tõestama sellise eesmärgi nimel nagu tööd, et nad on tulnud, nad tulevad nagu suuremasse linna ja sellest lähtuvas ja siis kui ma hakkan nagu mõtlema ka sellesse vaates, kuidas me ise oleme värbanud, et see on tegelikult on nagu vahe seest, et kuskohast inimene võib-olla tuleb, et kas tal on juba ühtepidi olemas asjad, nagu hea haridus ja kõik need, või kellel on nagu hea haridus, aga kes on võib-olla rohkem sellist, ütleme nii, et kuidas sükest, ma ei taha öelda nagu tahtmist täis. Drive ja motivatsioon, sa räägid nendest asjadest. Jah, võib-olla nagu tõestamise poolt juurde ja ma tegelikult võib-olla isegi ei otsi ka nii palju inimesi, et nad peaks olema kõik täpselt koolitatud nagu meie valdkonna jaoks välja, et noh, meil on ka hästi erinevatest valdkondadest, et kuni üks on selline, et üks on inseneeria lõpetanud on ja teine on üldse lõpetanud või alad teatrikooli või hoopis nagu mingi muu eriala, et need erinevused tegelikult hästi mõnusad tiimis tegelikult miksivad kokku, et ei oleks kõik ainult nagu ühte nagu valdkonna põhiselt, et nad täiustavad üksteist paremini.
sinu kogemustel, kas edukam meediastrateegias inimene on reaalainete inimene või humanitaar? Ütleme nii, et hea meediastrateegia koostamisel kindlasti reaalainetes või valdkonnast arusaamine on hästi oluline. Tegelikult me ei saa ümber ega üle, et sa võid ilusat juttu rääkida ükskõik kliendile, aga päeva lõpuks peavad numbrid järgi tulema, et see storytelling on hästi oluline, aga numbrid lõpuks näitavad meie tulemusi. Et sellest ma ütlen, et reaalainetest peab aru saama, et aga ma arvan, et see strateegi kontekstis on hästi oluline ka selline, ütleme nii, et see kohanemisvõime, et nende uute olukordadega, et sa ei jää kinni oma ka dogmadesse, et sa võtad ikkagi kui klienti eraldi, et sa ei ole nii, et mul on üks mingi lugu, et ma usun, et ma ei tea, see lugu või see mudel töötab ja siis ma proovin seda kuidagi kõigi peale nagu rakendada ja kohandada siis need kliendi, ütleme nii, et siis selle saadava data kuidagi selle jaoks, et see nagu läheks ja sobituks sinna, et. No meie oleme sinuga, eks ole, traditsioonilise meedia ajastust väga paljuti, no muidugi digimeedia on tulnud peale, aga põhimõtteliselt me saame aru ja oleme üles kasvanud ju, mis on raadioroll seal ja isegi trükimeedia ja teleroll, on ju. Et Heiki Aabel käis mul ka siin, eks ole, Skyst ja siis ma nagu mõtlesin, et tal on ikka maru raske töö, kui ma mõtlen uut generatsiooni nii tellija kui teostaja suhtes, kes nagu, ma arvan, üle palju ei mõtle raadio peale, eks ole, et tal ei ole võib-olla seda autotki, kus seda kuulata, on ju, kodus kindlasti ei ole seda niisugust nagu kohta, kust kuulata, et kui sulle tulevad nooremad, kuidas sa suudad neid motiveerima vaatama neid numbreid, numbrid näitavad reaalselt, eks ole, sihtgrupi põhiselt, mis toimub, on ju, et kuule, et ära unusta, et see, et sina siin vaatad kõiki digikanalid ja YouTube'i, et see on ka õige, aga et tegelikult meil on mingid teist kanalid ka, et seda meediamiksi nagu pakkuda, et kuidas see nagu reaalelus toimub nii, et meediastrateeg, kes on nooremapoolne, suudab mõelda selle peale? Me tegelikult oleme enda organisatsioonis selle lahendanud sedapidi ära, et meil on ka nagu strateegia on kahtepidi. Et üks strateeg on, kes meil on siis vaatab nagu tervikut ja üks strateeg on, kes on rohkem siis ütleme nii, et nagu digitausta, kes on sealt nagu välja kasvanud, aga kes ka saab nagu väga hästi aru turust, konkurentidest, brändist ja ka offline'i poole pealt. Aga ta ilmselge fookus on siis nagu digikontekst, et ta saab aru ka selle nagu tehnilise poole pealt, mis see kliendi vahetus. Ja me vastavalt selle kliendile, et kas me oleme siis konkursil või oma kliendile, et siis selle järgi teeme neid valikuid, et kumb läheb siis tema jaoks nagu partneriks. Ja nagu ma enne ütlesin, et see strateegia hästi oluline isikuomadus on see, et ta suudaks nagu kohaneda olukorraga ja ta oleks selline inimeste saab nagu aru, et ta suudab seal meeskonnas ka töötada ja juhtida ta nii, et mitte nagu käskudega, vaid need inimesed teevad või deliverdavad talle neid, ütleme nii, et tegevusi, mida tal on vaja. No ma korra tulen nüüd suurema pildi juurde, mis on see meediaagentuuri roll, et te olete nagu kahe tule vahel on paha öelda, aga põhimõtteliselt kahe nagu leeri vahel, eks ole, et ühelt poolt on klient oma vajadustega ja te kui suskul nagu agregeerite talle kogu meediapildi kokku, on ju, kus selle reach'i kätte võiks saada, on ju, ja teisest poolt on meediakanalid, kelle esindajad te justkui olete nagu käepikendused, te siiski nagu omate neid lepinguid selleks, et üldse võimalik neid müüa, võiks öelda, et nagu sa olid seal müügiinimene, sa oled nüüd lihtsalt teises kohas ja lihtsalt selle asemel, et sul on üks tootja, sul on mitmeid tootjaid, on ju, et kuidas sina defineerid selle rolli nagu kliendi jaoks seal vahel? No ma arvan, et siin on ikkagi aastatega väga palju vett merre voolan ja tegelikult kui me räägime nüüd nagu sellistest kohustustest või lepingutest, et kui meil nagu global kanalites ei ole ju üldse tegelikult ei agentuuridega klientidel ju mingid kohustused, selle vastavalt siis ütleme nii, et vajadustele ja eesmärkidele ja ma arvan, see sama trend on ka liikumas kohalikes kanalitesse, et siin ei ole nagu, ütleme nii, et ka kliendid ise võtavad järjest vähem kohustusi või ei taha neid tegelikult võtta, et säiliks paindlikkus, teha kiirelt
muudatusi vajadusele strateegiates või kannapöörded või kuni selleni, et ei peaks aasta lõpus kellegiga vaidlema, et kas kohustus on täidetud või ei ole, et ma arvan, et see on natukene ikkagi siin võib-olla see COVID oli nii tugev raputus, et peale seda on, ütleme nii, et see läinud see osa palju hägusamaks. No see, millest sa räägid, oli, eks ole, see sama nagu etteheide, et justkui läbipaistvust ei ole ja ei ole teatud, eks ole, missugused on lubadused omakorda meediaagentuuridel kanali suunas ja kas seda pressitakse siis klientidele peale või mitte, on ju. Ja ma saan aru, et tegelikult üks on see COVID osa, aga ma arvan, et mis siin võib olla ka veel, et tegelikult kogu see mahu teema on valdavalt olnud teletemaatika, no ta on ka teistes, aga tele on olnud see niisugune nagu noh, ma ütleks see nagu driver ja võib-olla kui sa võtad Baltikumi, siis Lätis-Leedus see oli veel eriti suur osa, eks ole, et noh, et siis sa planeeridki selle pealt oma selle aasta ära ja sealt tulevadki see potentsiaalsest vaidlust mitte, on ju. Ja huvitaval kombel, noh jällegi, et sina näed seda elu igapäevaselt nagu rohkem, aga et kui ma klientidega olen siin rääkinud või turundusjuhtidega, siis kui ma küsin ka selle mahu teema kohta, siis see on nagu võõras teema nende jaoks juba aastaid, sellepärast et nad ei näe oma splitis, noh see oleneb nüüd ka valdkonnast, ei näe nagu teleosakaalu nii suurena, et nad ei näe üldse vajadust nende mahu kohustuste võtmiseks, just ka selles osas, et noh, digiosakaalud on suuremad ja edasi. Et see muutub, on ju, aga ma just mõtlengi, et aga mis on selle roll, et kui ta varem oli, noh, ütleme, et agregaator selgelt on ju selle oma spetsialiteediga, et teil olid nagu teadmised, kuidas üldse nagu osta telet ja planeerida, on ju, ja ka teisi, on ju, et mis see tänane, see on ja sealt tulevad ka nagu mõnes mõttes see äri nagu loogika, on ju, et kui natuke heideti ette seda, et noh, et see vahendusprotsent ju, mis sa planeerimisest nagu maksad, ei kata ju tegelikult nagu äriloogikat ära ja siis olid need kickbackid ja siis Janek Uibo kirjutas sellest ja siis kõik läksid nii leili sellest, on ju, et ja väga hea minu meelest, et ta sellest kirjutas, sest paljude jaoks oli see nagu mingi üllatus ja kõik see ja siis oli pikk diskussioon, et noh, et kas peaks minema ikkagi nagu tunnipõhisele planeerimisfiile ja noh, et turg ei ole valmis ja kõik see jama. Et kus me täna nagu sinu meelest oleme, nagu nii kanalite, klientide kui nagu agentuuride poole pealt, et milline see niisugune nagu normaalne, ideaalne äri seal selles keskkonnas oleks? Noh, ma selles suhtes, noh, ma arvan, esimene algkontekst on see, et kui klient on agentuuris, esiteks, kas ta saab seda teenust või väärtust, mida ta sealt otsima läks, on ju, noh, siis ütleme nii, et me eeldame, et ta saab seda väärtust ja teenust, mida ta sealt soovib oma tiimile lisaks. Järgmine kontekst on see, et kas ta nagu usaldab neid inimesi ja kogu seda ettevõtet ja kõike seda poolt. Siis kui me räägime siin kanalite kontekstis, et siin on noh, et kas nüüd agentuurid, ma ei tea, tõstavad kogu mahu nüüd ühte kanalisse, sellepärast, et saada ise sealt vahendustasu. Noh, ma arvan, see on natuke liiga selline lühinägelik tõlgendamine, et noh, päeva lõpuks on ju, kliendil peavad ju tulemused järgi, et kui agentuur matab selle raha kuskile kanalisse ära, mis tegelikult ju tulemust ei too, siis ju klientidel on 1 kuu ja on 10 kosilast ukse taga, et keegi ei võta seda riski, et sellise põhjale otsuseid teha ja minu arust siin nagu tekib vahest ka see probleem või küsimus, et mul on tunne, et need kliendid, kes seda räägivad või näevad seal nagu ohtu, siis nad tegelikult ei saa aru, mida nad ostavad. Ja ma arvan, see tekitab seda usaldamatust ja siis hakkab tekkima see võib-olla sellise foobiad, et kui meie sinuga läheme restorani, siis me ei kutsu ju ettekandjad sinna, et näete, et teil on siin menüüs on tuunakala, et mis hinnaga te tuunakala ostsite? Okei, te ostsite 5 euroga, jah. Palju sina palka saad, on ju, palju teil siin koha rent on ju, lao mulle kõik nüüd välja, on ju, palju siis omanik katet saab, 15%, palju, tõmbame selle 5 peale, on ju, noh, ja siis, et kas te ostsite see tuunakala kõik ühest kohast, et kas see tegelikult see 5 on turuhind või te saite veel odamat, noh, me tegelikult ju ei käi ju niimoodi, me läheme restorani, me valime sealt menüüst endal toidu, me arvame, mida me sööme ja kui see meile maitseb, meile teenindus meeldib, kõik on nagu hästi, meeleolu on hea, siis me tuleme sinna ju tagasi ja ma arvan, et ka meie äri kontekstis on see, et kui mõni klient tahab väga detaili minna, mis hinnaga me kuskilt ostame, kas meil on kuskil mingid tasud, siis me need ka räägime läbipaistvalt läbi ja siis see on nagu kliendi enda nagu otsus, et
ma arvan, sa ilusti rääkisid seda, ma lihtsalt mõtlen seda, et võib-olla see usaldamatus on tulnud 90ndatest hästi paljult, on ju, vaata, seal juhtus, minul nagu nii palju ajaloolist teadmist ja mälu on ju, et ega Agecom oli hästi tugevama nendega, ta ei olnud ainuke, eks ole, kes tegelikult tegid väga head äri meediast ja siis oli see sama, tegelikult ei saadud lõpuni aru, kuidas see äri nagu toimis, eks ole, klientidele seda ei räägitud edasi ja sellepärast tekkisid hästi palju vale arusaamasid, on ju. Ja tegelikult, mis oli ju järgmine sihuke suur koht oli Inspire'i tulek. Ja ma mäletan, et meediaagentuurid olid nagu ülipahased, sest ta hakkas tohutu hinnaga võtma tegelikult kliente ära, eks ole, et nad tuli hästi palju nagu traditsioonilistest, ütleme siis feedest allapoole on ja sellega ta tegi, et et müts maha nende eest, et nad on teinud nagu meeletut hea äri ja nad on ehitanud sinna peale ka asjad, on ju, aga et see nagu tekitas esimene raputuse ja klientide seas oli see küsimus, kuidas nad saavad seda teha. Et ennem olid siuksed hinnad, nüüd on sellised hinnad, on ju, ja siis saadi aru, et okei, et seal on mingid asjad veel olnud peidus, on ju, ja ühesõnaga tegelikult see äri nagu loogika algusest peale oli natuke problemaatiline, on ju, tänaseks on see asi ära räägitud ja sellepärast me suundumegi natuke teise kohta ja me oleme teises selles. Ja nüüd üks teine asi, mis oli veel nagu huvitav, vaata, sa ütlesid ka, kui sa Havasse tulid või Ideasse, eks ole, et nagu digi oli eraldi ja väga paljudes kohtades digi oligi eraldi ja ma olen aru saanud, et probleem oli valdavalt selles, et meediaagentuurid ei saanud seda business loogikat endale lubada. Et seal ei olnud, et kui sa võtad Metat või Google'it, sa ei saanud klassikaliselt, sa ei ole sarnane edasi müüa, nagu sa oled või TV3-l, eks ole, jah, sul on need võimalused nii edasi, aga see viis, kuidas see hinnastamine käis, ei võimaldanud seda, on ju. Ja siis läks nagu kaua aega minu meelest, et nagu see industri sai aru, et tegelikult ilma selleta nad nagu ka ei saa, kui ma selle nüüd kõik ära annan, eks ole, sinna meediaagentuuri või digiagentuuri, siis lihtsalt see on nii suur osa sellest strateegiast, et mis sellest saab. Tänaseks on see kõik võetud üle, eks ole, et te nagu planeerite ju seda, on ju. Ja Meta ja Facebookiga on see erinev, et et võib-olla see on ka hästi palju liigutanud seda, et kuidas üldse meediaagentuur oma äri saab teha või? No jah, ja ma arvan nagu, mis tegelikult Havasi poole pealt või mis me ise ka näeme, et me isegi võib-olla nii palju ei eristagi, et meediaagentuur, digiagentuur, mina ütleks võib-olla digiagentuuri kontekstis seda, et kui ta on väga-väga spetsialiseerunud ainult ühele nišile. Ma ei tea, mingi Google'i search räädi. Just on, et siis ma ütleks, et ta on nagu väga top notch, et ta on ainult ühte sellesse läinud, et ma arvan, et ka Eesti turu vaates ka meediaagentuurid suudavad väga head kompetentsi pakkuda ka nagu digiagentuuri vaatesse, et võib-olla mõni agentuur suudab ennast paremini müüa ja tuua välja mingeid nüansse. Sa nii viitad MBD-de, kes on nagu kuidagi suutnud saavutada siukse, ütleme, märgatava käibe ikkagi selles vallas. Ja, ei, nad on väga, väga tublid, aga ma julgen ikkagi väita, et ka meie konkurentide juures on igas tiimis väga nutikaid ja tarka inimesi, kes oma oskuste ja selle konteksti poolt ja kuidagi alla sinna vaatesse. Ja ma ütlen, ütleme nii, et ka kui me vaatame nagu agentuuri vaates ja klientide vajaduste järgi, siis ei ole nii, et meil on nagu meediaagentuuri vajadused ja digiagentuuri vajadused, minust seal piirid on hägustunud ja me arvame isegi, et ressursi mõttes, ma arvan, meil inimeste vaates on rohkem digiinimesi analüütika kokku, kui on nagu offline'i poole pealt, et see ma arvan on kõikides. Kuule, kas ma kunagi Kadri käest meediabrokeri, kui ta siin käis, ma küsisin, et missuguse suurusel kliendil üldse hakkab vajadus meediaagentuuri järgi, tema nimetas minust, kui ma õigesti mäletan, mingi 50 000 on ju seal võiks meediakäivet olla nagu miinimum, kas sa oled oma mõtetes all või üleval? Mina selles suhtes ei paneks sinna rahalist numbrit juurde, et meie oleme aidanud ka inimesi, kes võib-olla alustavad ja kellel ongi võib-olla 500 €, aga me aitamegi ta lihtsalt reaali peale ja me teemegi sinna võib-olla 10 tundi talle tööd ja ütleme, näed, nüüd tee ise, suhtle kanalitega või seadista ja toimeta, et meil ei ole sulle siin jooksvalt midagi pakkuda. Ma arvan, ma ei paneks sinna rahalist numbrit. Okei, aga kui sa ütlesid jah, et ma saan sellest aru, et inimene tuleb ja ta tegelikult nagu ei tea, kuidas üldse alustada, aga et nagu reaalelus, et kas seal on mingisugused eelarve nagu piirid, kus tegelikult ütleme, et sellest eelarve piirist sa tegelikult ütleme, et ikkagi in-house'is, kui sa just ei taha ehitada, mis võiks korra eraldi rääkida, kas üldse on teema, on ju,
et sa nagu ei käi üle, sest sul on muid asju ka ja see komplekssus selles teemas. Noh, me ju näeme tegelikult, et turu peal on ju siin, noh, ma nüüd küll peast ei oska arvata, mis siin meil ühe telko eelarve võiks olla, aga noh, suurusjärk on kindlasti, võiks juba jääda siin 6-0 juurde, on ju, kes teevad nagu in-house, on ju. Noh, eks see on nüüd kõigi nagu otsustada, et kas peale seda otsust on nüüd Telia siis turunduse selline efektiivsus, numbrid kõik läinud paremaks või on nad samaks jäänud või on nad halvemaks läinud, et noh, seda saab nagu turg otsustada, et see võib olla ka noh, näha on, et ka võimekus ka selles kontekstis teha, on ju. No in-house on, jah, see on nagu huvitav tähelepanek, on, et mina olen mõelnud seda enda peal niimoodi, noh, rahvusvaheliselt on ka in-house käinud nagu lainetena, on ju, et ta on reeglina seotud majanduse tõusu ja langusega, on ju, et kui on rohkem majanduses raha, siis reeglina hakatakse ka rohkem sees igast asju tegema ja vaadatakse, et noh, why not, on ju, kui on jällegi rasked ajad, siis kulude kokkuhoid ja outsource'id kõik, on ju, see on nagu üks vaade. Teine suurem vaade on vist see, et mida on ostetud sellelt inimeselt, kes on siis läinud seda valdkonda üleüldiselt juhtima, on ju. Et võib-olla ta tulebki sõnumina, aga kuulge, me kulutame nii palju, ma saaks teha efektiivsemalt, on ju, et iga seda ma ei tea, turundusroid siin tõsta, selleks me teeme selle in-house'i, on ju. Ja kui tal on see nagu tahe ja võimekus oma nagu taustat olemas, on ju, siis ta selle ette võtab, on ju, et noh, tegelikult Telia minu meelest selle in-house'i lõi ka ju üks konkreetne persoon, kes täna isegi enam ei tööta, eks ole, turundusvaldkonnas, on ju. Ja siis ta küsimus, kui kaua ta pärast selle inimese minekut veel lainetab, sest seal mingid spetsialistid on, aga see juht ei pruugi üldse enam üle käia sellest teemast, on ju. Nii et siis ta hakkab tasapisi, nii nagu need inimesed hakkavad ära minema, hakkab ära lagunema, on ju. Et mina olen ise, eks ole, olnud suur in-house'i nagu pooldaja või fänn, sellepärast, et mul on see taust, et ma võin teha ja oskan teha, on ju. Aga meediat ma ei ole kunagi teinud. Okay. In-house'is ja sellele on väga lihtne põhjus olnud, puhas cashflow küsimus. Mul on kasulikum osta meediat läbi meediaagentuuri, kui otse maksta seda, ma saan paremad maksutingimused endale, on ju. Et kuna ma ostan mahtu ühest kohast versus ma ostan mahte erinevatest kohtadest, on ju. Muidu ma oleks võib-olla ka teinud, on ju, kuigi noh, need tööriistad ja kõik nii edasi, on ju. Et noh, et tegelikult ma nagu arvan, et kui keegi mõtleb, võiks teha, on ju, et siis minu soovitus on ei, sellepärast, et see on agentuuri juhtimine. Kas sa tahad endale teist jobi, sul ei maksta tegelikult selle eest, eks ole. Et sa veel võtad meediaagentuuri juhtimise koos nende persoonide otsimisega ja Creative'i puhul on täpselt sama, pluss Creative'i puhul sa pead ise Creative'i juht ka veel olema, on ju. Et mina keskenduks täna sellele, lihtsalt mina arvan sellist olukorda. Ma arvan, et see ongi, et siin ei olegi võib-olla nagu õiget ja valet, et mina peaksin nagu ikkagi enda äripood kaitsma ja võib-olla tookski välja see, mis meie näeme, et miks klient võib-olla peaks agentuuri valima, on see, et tegelikult agentuurid konkureerivad iga päev, iga kuu kogu aeg erinevate klientide valdkonna kontekstis, et in-house tiim tegelikult ta omab küll võib-olla rohkem infot, mida võib-olla klient muidu võib-olla agentuuril isegi välja ei taha anda, et ta peab seda rohkem võib-olla enda ärisaladuseks, aga võib-olla in-house tiim saab sinna rohkem libi, võib-olla ta saab selle võrra teha teatud otsuseid paremini ja näidatagi, et et me tõstsimegi nüüd siin mingis kanalis efektiivsust, aga tegelikult see in-house tiim ei konkureeri, et kui in-house tiimid ka konkureeriks turul mingis kontekstis oma tegevustega, et siis võiks nagu neid kahte nagu võrrelda, et kumb siis nagu mõistlikum on oma kompetentside poole pealt ja teine küsimus on alati see cashflow teema, et kas sul võtta igas tükki või see inimene sisse on ju, või osta teda väljast. Ja ütleme nii, et mis me tegelikult ise näeme ja võib-olla tiimi mõttes, et kui me enne siin rääkisime ka, et miks inimesed peaksid agentuurides töötama või tööle tulema, et üks asi, mida ma müün, et te olete teinud baka, te olete teinud magistri, aga kui te nüüd tahate tõesti saada nagu seda kompetentsi turunduses, see valdkond teid huvida, tulge siia, te saate töötada nagu oma valdkonna või kategooriate nagu tippklientidega, et kas või meil endal, meil on telko, meil on jae, meil on betting, meil on siin olnud alates kas rahvusvahelist või ravimitest, et sa saad nagu nii erinevast, kui sa töötaksid või elaksid UK-s,
no kui suur tõenäosus on, et sa 25 aastaselt saad number 1 retaili või telco või noh, ütleme nii, top brändidega nii ligidale, et sa saad kaasa rääkida nende otsustes, et see on nagu tohutu võimalus neil ennast nagu arendada, et ühesõnaga, sa tegelikult puudutasid palju seda, et tegelikult on võimalik jah, et kiiresti paljude valdkondadega ennast kurssi viia, see on nüüd see erisus ka, eks ole, kui sa tuled kuskile kliendi juurde, siis sa saad ainult selle kliendi keskelt seda asju, on ju. Teine asi on veel, mida sa tegelikult ei maininud, on see, et vaata, kui ma ostan inimesed endale in-house'i sisse, siis ma saan selle hetke kompetentsi küll, on ju. Aga probleem on selle kompetentsi hoidmine, mitte et see, et ta läheb ära, aga kuidas teda hoida vormis sellega, mis juhtub ja mis arengud on ju. Et ega ma lõpmatuseni ei suuda teda ka harida, eks ole, et noh, et see lihtsalt on nii kallis. Agentuuris sa tegelikult suudad seda, ma arvan, seda niisugust nagu ajaga kaasas käimist palju paremini erinevates kanalites, eks ole, no, hoida. Meil ei ole teist võimalust, kui me ei käi ajaga kaasas, siis meil lihtsalt see kliendi voog läheb lõpuks nulli. See andmestiku teema on nagu huvitav, on ju, noh, et Indrek Soomiga ma rääkisin, vaata nemad on nagu suutnud, ma arvan, et neil oli hästi palju õnne, võib-olla see sama Indreku nagu nägemus, et ta tahtis seda teha ja kõik need muud asjad, mis ta nagu rääkis, aga et nad said koobi sealt endale koos selle nagu andmestikuga ja siis jooksid paljud teised kokku ja noh, palju peab olema ka nagu kokkulangevust asjades, on ju. Et ma olen seda meelt ka, et tegelikult selleks, et väga hästi asju teha, tegelikult peaks olema läbipaistvam, on ju, ka selles, mis nendest asjadest tuleb, on ju. Noh, et kui sa planeerid turunduskommunikatsiooni midagi ettevõttele, siis peaks vaatama, kus me olime, kuhu me läheme, mitte ainult siis neid turunduslikke mõõdikuid, mida sa nagu meedias nagu näed, on ju. Et need võivad olla vahemõõdikud, on ju. Ja nüüd probleem on, sa ütlesid algul Margi puhul ka, et noh, et Eesti on nii väike, kõik tunnevad tõite, on ju, on see usaldamatus jälle, eks ole, et noh, et aga kui ma annan, et äkki lähevad need kuhugile rändama, eks ole, sest agentuuris on inimesed ise vahetuvad, on ju, mul ei ole neid NDA-id nende inimestega, on ju, kõik see, üldse me lepingute pool on üldse nagu, eestlastel on olnud nagu väga kehva, ütleme, võiks olla parem, on ju. Ja siis on need agentuuri kliendisuhete pikkused, et meil on väga pikki suhteid, on ju, on sellised, kus nagu kogu aeg hüpatakse ringi, on ju. Et ma ei tea, mis su enda nagu nägemus on, et kuidas seda olukorda saaks parandada, et tegelikult kliendid hakkaksid rohkem usaldama ja mitte ainult kliendid, nüüd on küsimus, kas üldse seda turundusjuhti usaldatakse, et ta võib midagi kuhugile viia, kui pikalt on. Et saada rohkem infot agentuuridesse, et saada paremat tööd teha. Kuidas seda probleemi ikkagi nagu lahendada üldse saab, kas saab? Mis sa täpselt selle küsimuse olid? Ma mõtlen müügiinformatsiooni, mis on nagu tegelikult ju A ja O, kas midagi üldse juhtus või juhtus? No, ma arvan, et tegelikult teatud konteksti kliendid on ikkagi nõus seda müügiinfot jagama. Aga noh, kui sa tahad nüüd jõuda selle sama mudeldamise ja selle peale... No see on üldsegi nagu teine veel äriloogika, aga ma ütlen, et see ei pea olema atributsioonipõhine mudel, et sa ütled, et näed, et mul on selline see ja nüüd me vaatame, mis kanalid ja see, mina ütleks, see on väärtuspakkumine, see on eraldi pakkumine, aga lihtsalt jõuaks nagu lihtsale asjale, et me pidevalt vooga vaatame erinevate toodete ja teenuste lõikes oma müügivoogusid ja kui me oleme strateegilised partnerid omavahel ja me teeme rohkem kui ühe kampaania pealt nagu koostööd, siis ma eeldaks, et tegelikult peaks neid nõtke kogu aeg vaatama, on ju. Sest tegelikult vaata turunduskommunikatsioonis ju kommunikatsioon on ainult üks osa, hind, distributsioon, väljapanekud, PTL, kõik on nagu üks ka, on ju. Ja peaks tegelikult neid kõike vaatama nagu üheskoos agentuuriga, mitte et ma briefin sulle ainult ühte tükki. No just. Aga miks seda ei juhtu nii palju? No küsimus on, kas klientidel on ka endal võimekus sees kõiki neid andmepunkte kokku panna, et selles suhtes... No müügid on olemas kõikidel, eks ole. Müügid on olemas, aga noh, kui ma võtan kas või seda, et kui sinu taust oli piimatööst, kui te müüsite endale kaupa sisse, noh näiteks, ma ei tea, kes tollel hetkel olid ka Maximad, Krossid, Coopid, kas sa tegelikult said ka sealt, kui sul tuli kampaania, sa andsid korraga selle portsu sinna hulgilatu sisse, kas sa tegelikult said ka iga poe põhiselt täpselt need müügid ja kõik kätte? Ei, seda ma ei saa. Aga ma sain, eks ole, nende kaupluste grupi põhiselt sain ja võib-olla piimatooted on halb näide, sest ringlus on väga kiire.
on ju, et noh, et kui ma isegi Okei, lähen seal on mingisse võib-olla- teise, et no ma ei tea, Sukur on ju, noh jah, et seal on ja noh, Nielseni data oli olemas, mis näitas tegelikult asjade liikumist, et tegelikult see data oli ikkagi suhteliselt hästi olemas, on ju. Ja noh, enamus tegelikult piimatooteid liiguvad seal 2, 3, 4 päevaga ära, et seal ei ole mingit lõtkubi sees, eks ole. Seda küll. Et mul oli see parem, on ju, ja ma ütlen ikkagi kõikidel on olemas, kui nad nüüd ei kasuta sellist mitte otsedistributsiooni, eks ole, et ongi nagu hulgikaupmehed nagu kaupmees vahel või mis iganes, no siis on asi lost, sa ei näe midagi. No just, et sealt on väga keeruline seda nagu... Aga noh, ma ikkagi eeldan seda, et vaata sul nagu suurimad kliendid, kust suurimad on, nendel tegelikult see info on olemas, on ju. Ja paljud siiski ei anna, et ma mõtlen lihtsalt nagu, et miks see nii on, mida me saaksime nagu industries teistmoodi teha, et tegelikult rohkem hatakse jaotama ja mis selle taga tegelikult see mõte on see, eks ole, et meil valdkond saab kasvada rahaliselt ainult siis, kui justkui otsene tulem, mis nagu sellest nähakse, et tuleb sellest tegevusest, on palju paremini nagu tõestatav või nähtav, eks ole. Ehk turundusjuht sisuliselt viib, et ütleme, et näed, me tegime neid aktiviteete, siin on näha need, eks ole, selged positiivsed nivood. Kui me ei jaga seda, siis ta lihtsalt võtab selle tüki, et näed, me tegime juurde, on ju, aga te isegi ei saanud nagu koos arutada, et äkki see brief, mis sa mulle tegid, äkki oleks pidanud vaatama neid andmepunkte ikkagi hoopis sealt teistmoodi ja oleks pidanud briefilt natuke teistmoodi asju tegema ja nii edasi. No, ma saan aru, kuhu sa sihid. No, ma arvan, et nagu sa ise välja tõid, et enamike klientide müügidata ikkagi ei ole nagu probleem edastada, on ju. Aga seal on nii palju teisi muutujaid ju kõrvale, mis tegelikult mõjutavad seda sama tulemust, et noh, kas me tegelikult selle müügidata puhul siis saame ikkagi lõpuks seal teha mingeid soovitusi või järeldusi või me võime tegelikult teha täiesti vale inside'id ja nende tõttu rajalt eemale kalduda. No ühesõnaga, sellega ma olen nõus, jah, et nagu ma ütlesin, võib-olla hinnakomponent on üldse see, mis määras või väljapaneku komponent, kui sul on mingi fast moving consumer good, et mingis osas ei ole, aga midagi sa saad oled. No siit ma paljudelt küsin seda, et sa oled küll meediaagentuurist, aga kas sinu meelest, kui minnakse mingit asja tegema, kas peaks ideega ennem peale minema ja siis kanali panema paika või kanal ehk reach, keda ma pean kõnetama, paneme sealt paika ja siis mõtlema selle idee formaati? Ma arvan, et siin on võib-olla kahtepidi, et teatud kontekstides, noh, kui sa mõtled nagu siin, et kas nüüd reklaamiagentuur või siis digi- või meediaagentuur, et Agents of Record, kes veab? Et noh, ma arvan, et idee järgi võiks vedada idee genereerija, kui tal oleks piisavalt datat, mille põhjal siis sealt tekiks see connection ja siis sinna lõppu tulevad need kanalid juba, mis peaks siis seda ideed ja seda tulemust kandma. Aga noh, see oleneb on ju ka kliendis, aga mul tundub, et Eesti kontekstis võib-olla loovagentuuridel ei ole nii palju data käes, et noh, kui me võtame nagu meie enda grupi, siis meil on ju tegelikult kogu Emori data on, meil on klientide järeluuring, kõik, noh, ütleme nii, et muud uuringud, meil on kõik ka Havas poolt presumerid, kõik asjad on olemas. Et ma ütleks, et meie grupi vaates võiks tegelikult loovagentuur olla see, kes alustab seda protsessi ja siis tulevad sinna juba kanalid peale, mis peaks siis seda tulemust tooma, mida me oleme siis nagu püstitanud. Aga kui sul seda datat ei ole, noh, siis ma ütleks, et kas peaks seal mõlemad laua taga olema, see sisend peaks tulema ikkagi nagu numbrite põhjal. Aga lugu peab kandma. Ei no lugu ja ma lihtsalt mõtlen, et sellega on nagu huvitav asi, eks ole, et kui ma inimeste käest küsin, et või noh, turundusjuhtide käest, siis populaarne vastus on tegelikult idee, on ju, ja mulle tundub natukene, vaata nagu omal ajal Facebookis oli, et kas sa oled Facebook, palju sul fänne on, et see on midagi nagu eeldatakse, et peaks olema, on ju, sa tegelikult ju tood sellise nagu kriitilise asja välja, et mis kasu mul sellest ideest on, kui ma ei ole oma andmestikku õigesti vaadanud ja kus ma selle inimese üldse kätte saan. Ja minu meelest on nagu süsteemis hästi palju raiskamist sees, sellepärast, et kui sa lähed ainult selle idee peale ja siis sa avastad, et kuule, et selle idee teostamine on niisugune
nagu noh, kuidagi proportsionaalse nagu noh, sisendi mõistes on liiga kallis selles formaati panna, pole mõtet mõelda, eks ole, et parem mõtleme selle välja, et nii, et meil on eesmärgid, on ju, me peame nii palju saama, ma ei tea, tuntuse kasvu või et selle informatsioon jõuaks nii paljude inimesteni, kus kanalistest meil on ju, et see formaat eelaks sellist asja ja nüüd me peaks mõtlema selle idee peale, mulle tundub see palju loogilisem lähenemine, aga see ei ole nagu populaarne lähenemine, et ma ei saagi nagu aru, miks see nii on, et kas datat nagu kardetakse, kas turundusinimesed nagu neile meeldib rohkem, et kui neil on üks asi, mis nad saavad teha, et siis on nagu looming, on ju, ja kaasa rääkida ja siis on nagu mõistlikum alustada sealt, et mõtleme mingi suure idee, on ju. Ja mina näiteks tudengitele ütlen, õpetan ainult seda, et idee first on ainult koht, kui sul on nagu ülivähe raha. Et sa pead leidma selle mingisuguse asja, mis nagu noh, klassikaline viraalturunduse teema, eks ole, noh, kas seda üldse on võimalik sellisel kujul leida, aga et kui sul on juba rohkem raha, eks ole, siis minust kanal on no-brainer, eks ole, noh, mis ma siis mõtlen seal kosmosest, kui mul reaalne võimekus on teha näiteks ainult Facebooki reklaami, no ei ole ju mõtet mõelda. Ja seal sees ju peab niikuinii tegema selle loo, et see on ju ka selge, on ju. Või ma ei tea, mis sa mõtled sellest? No ütleme nii, et ma ikkagi kaaluks seda, et kus ja mis teenust või toodet sa müüd, et see on ikkagi natukene nagu erinev, et noh, kui sa tõesti lähed välisturule, et noh, siis ilmselgelt sa ei saa siin hakata suure idee ja kõiki asju nagu valmis strateegia panema, vaid noh, sa pead ikkagi rääkida, kus sa tegelikult jääd ellu ja kus sa saad oma kanalite kaudu üldse selle sihtrühmani ja kuna need kanalid on ikkagi teatud spetsiifilised, siis sa sellest lähtuvalt pead selle idee ja sõnumi või müügi või noh, brändi, mis iganes sa sinna peale ehitad nagu lähtuma, et selles kontekst ma olen sinuga nagu nõus, on ju. No ja, nüüd ütleme, et kui see vaade, mis proovime nüüd nagu mõelda, et ma räägin nagu suure ettevõtte vaatest, eks ole, kus makstud meedia on igal juhul, mida sa pead tegema selleks, et reach'i saada, eks ole, seda sagedust on ju, lihtsalt ei ole, on ju, ja teie olete tegelikult ju makstud meedia businessis, et noh, klassikaliselt see vaade, et see omatud, makstud, eks ole, ja teenitud PR ja kõik see muu asi, eks ole, on ju. Et nüüd Gary Vee, keda ma väga vaatan, eks ole, kes on sotsiaalmeedias, mina ikkagi ütleks nagu ülikõva vend oma mõtlemises, on ju. Ütleb, et mudel on muutunud, eks ole, et mudel on tänapäeval tema vaates omatud, teenitud, makstud, ehk ta toodab küll, noh, tema vaates sotsiaalmeedia sisu, eks ole, ja seal on see idee, eks ole, on ju. Kui see idee sotsiaalmeedias läheb lendu, ehk saab nagu vaadatud, on ju, siis ta paneb alles raha taha. Et ta ütleb, et selles mõttes, et need tulemid näitavad palju paremat versiooni, kui ma panen algul raha taha, teen selle mingi sõnumi ideena ära, eks ole, pushin seda õudselt peale ja siis vaatan, kas mingisugune interaktsioon hakkab toimuma, eks ole, et see lihtsalt enam nagu ei toimi. Et vaata, ainult sellisel juhul ma ütleks jah, et idee on see küsimus, aga ma olen juba kanali valinud tegelikult, on ju. Ma olen valinud, ma olen sotsiaalmeedias TikTokis, on ju, ja TikTokis see süsteem oleks nii, et ma mõtlen audentse sisu peale, vaatan ja noh, et huvitav, näiteks tema vaade on see, et ta soovitab täna 20% kogu turunduse eelarvest toppida sisuloomesse. Noh, see on tema business muidugi. Okay. Et mis noh, klassikaliselt ei ole üldse mõeldavgi, eks ole, need summad on ju tohutud, aga loogika on olemas, sest ta mängib selle peale, eks ole, et ennem kui me üldse paneme pappi taha, me peame nagu vaatama, kas see sisu on nii palju hea. Nii et seal on see küsimus, aga kui ma räägin makstud meediast ja see on valdavalt suurettevõtetel nii vaja teha, siis minu meelest ma ei näe, et me peame ideest alustama, noh, miks ma peaks? No see on ka see sama, kui suur on su endaga kliendibaas, on ju. Et meil on siin ju endal kohalikel turul olnud ka näiteid siin suurettevõtete kujul, kes on öelnud, et võib-olla selline massimeedia meie jaoks nagu out, et me lähme ainult oma kliendile ja teeme sinna ja teeme seda sisu ja kogu selle poolt, on ju. No 2, 3, 4, 5 aastat tehti, nad tulevad jälle tagasi, on ju. Sest neil ei ole kasvu enam, vaata, nad ammendavad selle baasi ära, eks ole. Ja noh, muidugi jälle võiks öelda, et nad on ka tegelikult kanali valinud, on ju. Nad on valinud selle, kus nad selle kätte saavad, ilma, et nad endale oleks seda põhimõtteliselt nagu defineerinud võib-olla korralikult, on ju. Aga see on lihtsalt, miks on huvitav diskussioon mu peas on see, et siin on hästi palju küsimus nagu rahas, on ju. Kuhu see raha läheb, sellepärast, et kui iga turundusjuht on hästi erinev, et see sama, mis kogemuste taust, mis haridustaust on, eks ole, nii edasi, tal on moodustatud mingisugune
tema best practice võiks öelda, kuidas ta tahab nagu läheneda ja selle pealt ta otsib endale võib-olla partnereid ka, on ju. Ja kui me mõtleme ühtepidi, siis tegelikult me ei saa jälle teistpidi, on ju. Ja ma annan endale aru, et ka minu mõtlemises võib teatud siuke nagu viga sees olla, on ju, aga ma tean, et see on toonud mulle nagu meeletult nagu kasu, eks ole, et noh, et see on see, ütleme, formula, mis on nagu töötanud, on ju. Et see on huvitav. Ma korra küsin programmatiku kohta, on ju, et sa ütlesid, et eks ole Leedus, me korra arutasime, miks see võib nii olla, on see nagu suur ja ta on teatud kanalites, eriti nagu digimeedia, on ju, et sa korra mainisid, et Eestis ta ei ole, ta on, aga ta ei ole nii prevalveeriv või nii prioriteetne, et mis seisus me oleme sellega reaalsus ja miks me selles seisus oleme, kui me oleme? Noh, ma võib-olla alustaks selle Leedu peale, et meil just Leedu enda tiim, et noh, kui me vaatame Global kanaleid, siis ta on väga efektiivne, ta on hea hinnaga, siis me jõuame paljude inimesteni, noh, kui me vaatame nüüd suurtemate klientide pealt, siis on need nagu argumendid, et miks ta peaks nagu hea olema ja kui me vaatame ka enda meta poole pealt, et see viewability kõik nagu peaks nagu väga hea olema, et kõik nagu toetavad, et miks üldse kohalikke kasutada, et kõik peaks ju sinna minema. Ja siis, kui me tegelikult noh, me teatud klientide puhul kasutame ka IAS-i ja siis me nagu mõtlesime, et mis on siis nagu vahe erinevate pindadel globaalsel programmatiku poole pealt ja siis ka kohalikel. Ja meil tuli tegelikult huvitavad nagu tulemused, et kuigi kohaliku võib-olla kontaktihind on kallim, aga samas selle pinna selline viewability on palju parem kui on, märgatavust sa siis räägid. Et on palju parem kui nagu globaalsete oma, et siin on nagu erinevad, kuna me kasutasime ikkagi ju mitte siis nagu globaalse enda, vaid siis ka IAS-i nagu mõõdikuna. No aga see eeldus on see, et me programmatiku puhul justkui räägime ainult Meta ja Facebooki nagu võrgustikest, eks ole, et aga tegelikult kas mul informatsioon on vale, et tegelikult nagu Postimehe ja Delfi bännerid on ikkagi ka programmatikus sees adformis või? No ikka on sees, aga noh, küsimus on, mis kontekstis sa üldse seal nagu väljapaistvust saad, on ju. Ja et sa mõtled, kas on nii, et kõik pinnad ei ole, kõik premium pinnad ei ole sees? No just. Okei, et see on see vahe siis, eks ole. Tegelikult ei saa seal seda viewability't kätte, et noh, küsimus on ka, mis sul on ju see hind sinna pantud, et mis hinna kontekstis sind seal ka kuvatakse. Aga mis noh jällegi Google, Meta võib-olla jätaks eraldi, aga miks ma üldse peaksin Eesti meedia puhul programmatikut kasutama, et versus nagu premium pindade eelistust, on seal mingit eelistus üldse või? Noh, ütleme nii, et kui sa nagu ikkagi võrdled awareness'i kontekstis seda reach'i ja kontaktihinda, siis ilmselgelt on ta ju väga mõistliku hinnatasemega. Et seal lihtsalt katvust saad palju ja sagedust saad panna, et lihtsalt sellega lööd üle ja see on see koht. Kas sa näed seda võimalust, et siin on nagu tiisitud sel teemal, et välimeedias, mis on ka üha rohkem digitaalne, on ju, et toimub ka mingit liiki nagu programmaatiline planeerimine? No ma arvan, et me oleme sinna teel, et ta iseenesest on ju mõistlik, et noh, kas või võtame sama välimeedia, et kui meil on digiekraanid, on ju, et kui me seal nagu kuvame reklaame, oleks ju tegelikult ju mõistlik, et see sama data juba jookseks meile ka andmebaasidesse tagasi, et kui me praegu klientidele ka ütleme nii, et siis trackime kas või konkurente või klientide enda kampaaniad, et panna sinna kontaktsus juurde, see oleks ju loogiline, et me tele saame praegu äkki 2 päeva kätte, on ju, noh digi jookseb meil ka sisse ära enda oma, noh konkurentide oma digi meil tuleb ju 6 aega hiljem, noh mis on tegelikult nonsense, on ju. Ja noh välimeedia, ma võin nüüd eksida, aga minust oli ka äkki 6 aega hiljem, aga tegelikult see sama välimeedia võiks ju meil joosta ka ju järgmine päev juba ju tegelikult kõik ju platvormide pealt, kus neid ju kuvatakse, võiks ju see samat moodi. Kuna ta on siin samas, eks ole. No just on ju, et ta tegelikult, et mis annaks üldse meil nagu ülevaat. No ma saan aru, et see on kulu küsimus, eks ole, turu suurus, kuigi ka välimeedia on meil üllatavalt hästi vastu pidanud, eks ole, oma mahtude mõistes on ju. Ja eks nad peavad ju tegema ka tehnoloogiasse pidevalt neid
väliekraane panema, et eks see on puhas business mudel on ju, et mis hetkel nad nagu leiavad, et see liigutus tooks juurde, noh võib-olla mingid, ma ei tea, 5 aasta pärast äkki me oleme nii seal. No ma arvan, et ikka varem, noh, see annaks ka meile kui kliendile ka kampaaniade osas kiiremini reageerida, neid laivi panna või peatada, noh, mis iganes meil on vaja otsuseid teha, kas toode on läbi müüdud, on meil mingi muu mure või vastupidi, et me tunneme, et see võib-olla kampaania või ei ole läinud nii hästi käima, kui me tahtme, me saaksime ülikiirelt seda mahtu ka suurendada. Jah, me võime siin helistada ja toimetada, aga noh, tegelikult mugavam, oleks siit ju inimene mõistlik vahelt välja võtta, et mõlemale poole. No või mis me rääksime Sepaga sellest, et noh, et kui väljas sajab, et tegelikult saab ju programmaatiku mõttes kohe ju süsteemi visata mingisugused, ma ei tea, olen koopia, mingid tooted, mis on nagu see, et see annab seda. Mis sa arvad teles? Kas me näeme üldse mingi programmaatiku tulekut, kas on vajalik? Noh, ütleme nii, et telekontekst ju, noh, ütleme nii, võiks ka teha ikkagi oma nagu järgmise sammu, et siit võib-olla seda jäikust nagu maha võtta, et ma saan aru, et seal on erinevad mured nende väljastavatega, et nad peavad kontrollima, mis sisu ja kõike seda, aga tegelikult tele ju võiks ju liikuda samasse suunda nagu sa globaalseid kanaleid, et kampaania laivi, kampaania maha, juurde, kuni selleni välja, et sul tegelikult oleks oksjonipõhine hind, et noh, ma arvan, see kogu turu mõttes oleks palju efektiivsem, kiirem ja noh, mis iganes, kui mõnel tundub ka siis läbipaistvam näiteks on ju, et võib-olla siin mõni võib-olla agentuur kipub rääkima, et oi, et meil on mingid special dealid kanaliga, kuna me oleme nii suured, et meil on mingi tekst, noh tegelikult ei ole sellist asju, sest turu kontekstis nii online'is kui offline'is on ju tegelikult kliendi põhised, et meil, kui meil on paar suurt klienti, meil ei ole mingit müstilist hinda kuskil ühes kanalis parem kui teine, et need on ikka kliendi põhised. Aga kas sa oled näinud selles mõttes, et kas läänes juba on teleplaneerimine programmaatika? Ma arvan, et lineaarse kontekst ma jään sulle vastu võlgu, et kas on või ei ole, et no seda ma tean, et nende Netflixidel nendel juba nagu on ju, aga ma mõtlen, et kas siseturul te olete nagu rääkinud, et kanalid suunduvad sinna poole või on see ikkagi see, et pigem on see nagu kahanev turg ja sellisel juhul noh, puhas nagu äriloogika ütleb, et me ei lähe ju tegema mingeid investeeringuid selleks, et kahaneval turul, kui nad just ei too nagu, ma ei tea, nagu noh, väiksemad kulusid mulle lõpuks kaasa, on ju. Ei, noh, kui tegelikult aus olla, ma arvan, telegruppidel mõlemal Eestis on ikka suhteliselt raske arvestada, et mis sisu programmi nad toodavad. Nad tahavad ikkagi teha seda suhteliselt maailma tasemel, aga noh, mahud ja hinnad on ikkagi noh, on sellised, mida kliendid on valmis maksma, et me ei saa öelda, et hinnad oleksid valed, et meil on nüüd ikkagi turumajandus, aga sellega on neil väga keeruline investeeringuid selles vaates lisaks veel teha. Ühesõnaga võiks siis öelda, et tegelikult kodumaise taustaga duo, eks ole, suure tõenäosusega ei lähe seda tegema, et võiks eeldada, et äkki TV3 grupi puhul kuskilt välismaalt midagi tehakse, siis nagu rakendatakse, mulle loogika ütleb nagu seda, on ju. Aga pigem ma arvan teisest, kui mul oli Mari-Liis Rüütsaluga nagu see rääkimine, eks ole, et noh, oli ka episood ja ta tõi välja, eks ole, et noh, et nende jaoks on sellega Meta ja Google'i nagu case on nagu valus, sellepärast need ei maksa nagu makse selliseid siin ja siis on ebavõrdne situatsioon ja kui ma siis nagu esitasin natuke väljakutse selles osas, et aga mis on kohalik meedia teinud selleks, et otse klient saaks nagu mugavalt tellida versus nagu ma saan seda Google'is või Metas teha, siis vastus on, ei ole midagi teinud ja sellepärast ei ole teinud, et selle kaudu ei tule piisavalt raha, on ju, ja see on kallis teha. Noh, et me oleme natuke ise nagu seda jalga nagu saeme, kus me siis ütleme, et probleem on ja ma saan selles mõttes aru, et noh, et seda ongi kallis teha, samas noh, minu loogika ütleb seda, et ma ei vaja päris sellist täpsust ja mugavust nagu Metal ja Google'il on, kus ongi miljardeid ja miljardeid selle tegemiseks, on ju, aga tehke lihtsad asjad, kus ma saan siis lihtsaid pindu nagu broneerida või midagi niukest. No, mina tegelikult usun ka, et see, kas või kui me läheksime oksjoni põhiseks selle planeerimisega, ma arvan, see ei ole nii kriitiline suur investeering, et see ei leiuta siin ju raketti ja ma arvan, et nad ikkagi tänu selle oksjoni põhisele tegelikult tõstaksid oma kvaliteeti, sest kui meil praegu on see mure, mis võib-olla siin telekanaleid eelnevatel aastatel võib-olla rohkem on
on kimbutanud, on see, et klient on planeerinud endale mingi ühiku kontakte, no näiteks oletame, et 200 terpi nädalas ja need on kindlasti nende 2 nädala jooksul või 3 nädala jooksul, et iga nädal oleks oma kindel kogus ja kui ta esimesel nädalal saab sellest ainult 30%, et noh, tegelikult on ta juba väljapanekut teinud, ta on eeldanud, et see lükkab nagu teatud massi üles, ta toetab nende teiste kanadega, üks kanal jääb juba nagu lonkama natukene ja kui ta 3. nädal siis kompenseerib need esimese nädala kontaktid, et siis noh, tegelikult ikkagi ütleme nii, et ei ole selles suhtes nagu kliendi jooks vaata kompensatsioon, jah, nagu kanal ühtepidi on jokk-stiil, aga klient on tegelikult ikkagi aega kaotanud ja seda ta tagasi ei tee, et ja sihuke võib-olla programmatik või oksjonipõhine hinnastamine aitaks sellist olukordi lahendada, kui klient tõesti tahab 200, siis ta peabki panema endale sellise hinna, mida ta nõus maksma, et ta igal juhul selle saab ja see, kelle jaoks ei ole nii kriitiline, võib siis hajutada, optimeerida ja tähendab seda, et ka kliendi võib-olla selline rahulolu selle kanaliga tegelikult tõuseks. Meil võib-olla pausid ei ole pikemad, kui me ei pea nägema 3-4 sponsorklipi ja mis iganes muid trikke seal juures, et selle hinnaga ta tegelikult reguleeriks seda reklaami mahtu ja ma arvan päeva lõpuks ka ta revenues võidaks pluss inimtööjõud, kes seal vahel pendeldab. See on hästi huvitav mõte, sest sa räägid nagu lõpptarbija vaates, sa räägid nagu dünaamilisest hinnastamisest, eks ole, nagu Bolt teeb, on ju. Ja nad on mingis osas seda hinnastamist proovinud siis läbi koefitsientide tekitada, eks ole, no mis on nagu hooaja koefitsiendid ja need klipi pikkuse koefitsiendid nii edasi, on ju. Aga ta tõesti veel ei taga mul mitte midagi, eks ole, et noh, et kas ma ikka kindlasti saan selle koha või ei ole, kui ta on ikkagi välja müüdud ja sa ütled õigesti, et jätame koefitsiendi kõrvale, eks ole, et minu jaoks võib selle, ma ei tea, novembrikuu reede olla nagu väga väärtuslik, sest nagu sa ütlesid, just läks kampaania välja ja ma olengi valmis maksma kontakti eest, et no järgmine päev läheks oluliselt rohkem kui see mis iganes nagu koht seal on. No just. Ja see annaks mulle ka paindlikkuse selle peale, et ma tõesti näen, et noh, mis iganes me oleme strateegia paika teinud või meil mudeldanud või kuidas kujulda, miks tuleb, aga me näeme, et see miks tegelikult ei toimi, et see data, mille põhjal me tegime tegelikult, noh, on mingid muutujad muutunud, noh, meil on vaja kuskilt midagi teha kiirelt, siis meil on ühe kanaliga on see tegelikult väga jäik, on ju, et noh, online'is me saame kiirelt muutusi teha, noh, välimeedias ma arvan ka saame ka kiiresti on ju, teiste puhul võib-olla trükkida, vahetada või on püsipinnad või kuskil on natuke keerulisem, noh, raadio on ka enam-vähem okei, aga noh, tele on meil siin ikkagi nagu jäik, jah, nad ütleb, me saame juurde panna, aga see tähendab jälle mingi 3-4 päeva ette on ju, küsimus on, kas väljamüük suur, väike, mis pindus sa saad valida või saateid, et tegelikult seda dünaamilisust oleks vaja, et ma arvan, see sellise meediumi puhul, et noh, me räägime ju tegelikult ikkagi ju videost, et ju vahet ei ole, kas ta tuleb meil suures ekraanis kohalik televisiooniprogramm või YouTube, noh, tegelikult on üks sama, aga ühe paindlikkus on kordades suurem versus teine, et ma arvan, et selle peale peaks nagu kohalikud mõtlema ja selle hinnastamise ka, et need indeksid ja asjad, noh, ütleme nii, et olles ise ka seal sees olnud, et see ostmine on nii palju neid muutujaid sinna vahele pandud, et noh, endalgi vahest tekib nagu arusaam, et mida teha, et noh, et sul on hooaja koefitsient, klipipikkuse koefitsient, kellaaja koefitsient, eks ole, et siis nagu läheb see kokku. Ja ma alati nagu kui meie klient räägib, et oi, ma tegin siin otse diili, et sain kanali käest jube hea pakkumise, noh, kes ütleb alla hindlust või kes ütleb nagu muud. Ja et kas ta ostab minutit või liiteses minutit. Aga kas ta tegelikult ka aru saab, millega ta sealt välja tuli selle raha eest ja ka kolmas küsimus, kas ta üldse selle kauba sellisel kujul sai ka kätte, mis ta sealt kas kompensatsioonimehhanism on üldse kokku lepitud? Kas tegelikult tehti talle ülevaade, kas need nädalate jaotused olid tegelikult sellised või sealt lihtsalt ära, et noh, ma arvan, kanalid ikkagi, noh, ütleme nii, et nad teevad samamoodi ikka kõik selle heaks, et kliendid tuleksid tagasi, aga ma arvan, et paljud tegelikult ikkagi ei saa aru, aga kas sa nagu kardaksid, seda osad on öelnud, et see run by station on ju, et see on nagu problemaatiline, et nad siis planeerivad, kus neil on nagu seal vajalikud tühjad kohad vaja täita või see ikkagi lähtub sellest samast, et nende huvi on ju see kliendile ära tuua, see tulem, et vahet ei ole tegelikult. Ma arvan, et kanalid teevad endast maksimumi ka selle run by stationi osas. Küsimus on, milline on nende hetke väljamüügi olukord.
kui nende väljamüügi olukord on, noh, ütleme nii, et väga hea, siis ma arvan, saad sealt ka väga hea asja. Kui nende jaoks on väga kriitiline periood, siis noh, keegi peab nagu kannatama ja kui siin on ostetud juba siis kas siis agentuuri või kliendi enda poolt väga kindlad spotid, noh, neid sa ei saa muuta, sellepärast kui sa neid kanal muudab, siis ta peab selle kompenseerima. Isegi kui see muutuse järgi saab seal, aga Run by Stationi puhul, noh, kui on alla nädala, siis nad ei pea üldse jälgima seda. Ja kui on pikema peale, siis nad garanteerivad kogu perioodi, et jah, et ehk võib-olla selle reach'i saada, aga nagu sa just tõid ilusti ennem välja, et kas see reach ajaperioodi jooksul tagab sulle selle, et sulle võib-olla just kriitiline oli see, aga kellel ei ole, võib-olla sellel ei ole seda küsimust, on ju? No just, et noh, me kas või enda ühe kliendiga, meil on lühikesed kampaaniad, noh, iga sõnumi kohta meil on väga selgelt vaja teada, palju me kontakte saame, et kui meil on kuu jooksul või noh, nädala jooksul on 5-6 erinevat sõnumit, noh, kuu jooksul teeb see siis juba 25-30 erinevat, noh, me ei saa nii, et meil kokku tuleks 1000 reitingut. Sul on vaja igale sõnumi, sest kui me saame jääb alla kriitilise piiri, siis see tegelikult on meie jaoks nagu maha visatud. Kuule, aga kas te töötate mingisuguse formulaga, et sul on, räägitakse klipi ja sõnumi väsimustest, et on, et sa ütled, et te olete paika pannud, et korduste arv peaks olema nagu noh, miinimum selline, aga maksimum selline või? Kas on need, mis sa saad ka välja öelda või? Noh, ütleme nii, et see oleneb vaata, et mis kliendi või mis staadiumis see klient, kas ta on uus toode või on ta juba pikemalt olnud, et sellest olenevad ka need kordused, aga kui me vaatame, noh, kui me lähme siin televaatesse, siis me räägime 3-4 korda võiks nädalas seda sõnumit näha, noh, online'is pigem natuke rohkem. Aga kui palju kokku üldse samad sõnumid? Noh, küsimus on, kui laiaks me seda miksi oleme ajanud, et mingi hetk tekib see nii nagu overlappimine, et noh, ja see oleneb ka sellest jälle, kas see on tegemist siis uuega või see on siis promo või on see branding, et noh, me ikkagi nädala jooksul, noh, tegelikult on siin vale välja öelda ühte, et kui me räägime retailist, et kes meil ju tegelikult siin ju üldse kogu meediast, kas on ta nüüd online või offline ju tegelikult drive, et seal on nende korduste arv on 10+, on ju. Ja siis on võib-olla mõni teine kategooria, kus me räägime nädalas 3-4, on ju üles, et Kuule, aga kanalite ulatus, et seal on ka mingid piirid olnud, eks ole, et mõned on öelnud, et kuule, et nii palju kanaleid kui saad, pane aga juurde, on ju, sest põhimõtteliselt mingi reach tuleb sul juurde, eks ole, ja siis on toodud siin välja, et kuulge, et igasugust atributsiooni lähenemisi on tehtud ja tulemus on see, et kuulge, et hoiame, ma ei tea, 5 kanali peal ja saame oma reach'i kätte, et kas seal on mingi nägemus või on ka kõik see, et oleneb kõikidest asjadest või? No ütleme nii, et ma selle reach'i puhul tooks hea näite, et me tegelikult oleme kogu oma siis nii Eestis, Lätis kui Leedus klientide kampaaniaid rääkinud, ehk noh siis järeluuringuid lihtsamal kujul. Ja me oleme seda teinud nüüd 13 aastat ja me oleme kogu selle data endale tõstnud ka dashboardi ära. Ehk nagu point on see, et kui palju me oleme mingisse kanalisse investeerinud, siis me oleme vaadanud, kui palju on selle kanali reaalne potentsiaal reach'i mõttes, palju on siis ka tegelik reach või märgatavus olnud. Ja sealt me oleme, ütleme nii, et mis me nagu järeldanud oleme, ja näeme, et selleks, et saada seda samad kontaktide hulka kätte, sa pead 2 korda rohkem nagu investeerima. Et nüüd nagu praeguses nagu meediavõrgustikus ütleme niimoodi. Kuigi on just tekkinud rohkem. Et mis meil tekib ka näiteks siin vahepeal telekanalitega on diskussioon tekkinud, et me tõstsime hinda ju ainult 10%, on ju, et miks te pillite, on ju. Aga siis ma ütlen, et kuulge, et näete, eelmine aasta selleks, et 50% reach'i saada sihtrühmas, pidime ostma näiteks 200 TRP-d. Nüüd see aasta ostes 50% reach'i saada, pean ma ostma 220 TRP-d. Ehk tähendab sealt, et ma pean rohkem ostma, et saada seda samat reach'i kätte, eks see reach'i punkt on läinud minu jaoks 10%, pluss sa tõustad hinnakirja 10%. Ehk tegelik hinnatõus on kliendile 20%, mitte 10%. Et vaata kanali mõttes on seda hästi keeruline võib-olla
aru saada, et võib-olla see on rohkem niisugune telespetsiifiline, et noh, ilmselt see kandub ka mingisse kontekstis raadiosse, mitte nii palju välisse ja online'i. Aga see, et sa, noh, üks on see kanalipõhine, ütleme, vaadatavuse ulatus pluss siis nagu hinnatõusud, aga teine on see, et meil on tekkinud, eks ole, noh, ütleme meedia tarbimise mõistes nagu niisugust mullistumist veel rohkem neid kanaleid, kas see on teinud nagu raskemaks kogu selle planeerimise? Muidugi, et nagu ma enne ütlesin, et me tegelikult investeering on 2 korda ja seesama märgatavus tuleb meil tegelikult kampaaniatele allapoole, sest noh, kogu see meedia ja nende kanalite valik on muutunud nii kompleksseks, et lihtsalt seal silma paista, et seda tähelepanu saada, et see muutub järjest raskemaks ja mida me oma klientidele ka räägime, et no ma ei tea, võtame näiteks, kui sa oled autobränd, et ma ei tea, võtame BMW, kuigi BMW ei ole meie klient, et BMW, et meil ei ole mõtet vaadata seda, et kui palju meil tegi nüüd Mercedes või Audi, me tegelikult konkureerime kõigiga, me konkureerime Maagiga, me konkureerime Tele2-ga, me konkureerime kõigega, me peame nagu sellega nagu ennast nagu ka suhestama, lisaks selle share of voice'iga meie oma kategooria sees, et see muutub järjest nagu tähtsamaks, et me ei tohi seda ära unustada, me konkureerime sinu ja minu silmapaaride pärast. See on hea, et sa tõid, ma Soomega rääkisin ka seda teemat, et klassikaliselt nagu meil meediaplaneerimine käiski nii, et meil toodi oma valdkonna share of voice, share of expenditure. Ja siis sa vaatasid seda, et okei, ma tahan kasvada või mis ma teha tahan, et kas ma pean matchima või mis ma arvan, mis ta teised nagu teevad ja käis siuke oma arvut. Ja ma mõtlesin ka kogu aeg, et tegelikult ebaloogiline on ju see, et räägiti ainult siis, kui olid nagu valimised, nagu praegu on umbes, et noh, et see võtab nii palju nagu meediaruumi ära, et mõtle, et kas on üldse mõtet teha. Aga ma tegelikult ju tõesti nagu konkureerin kõikide pakkumistega, et ei ole ainult nagu oma selles, et tegelikult peakski nagu kogu seda vaata, mis teeb siis oluliselt keerulisemaks selle, et mis on. Ja siis me jõuame tegelikult tagasi pigem sellele, et mitu korda ma peaks kuhugile nagu jõudma, see on nagu see küsimus tegelikult. Ma tahtsin küsida seda Terpet, et kuivõrd sul kliendid tänapäeval üldse teavad, millest sa räägid? Ma arvan, et meie kliendid teavad suhteliselt hästi, mis see on. Sellepärast, et meil on ikkagi mitmetel klientidel on ka lisaks neil auditid. Noh, võtame üks suurem meil, kel on kogu tal Euroopa peale, on tegelikult audit, kes siis tegelikult auditeerib nii kogu siis nagu meedia poole pealt ehk meediaagentuuri ja ka klienti ennast nagu, et tegelikult on kõik ikkagi suhteliselt ühele lainele, et meil ei ole sellist klienti, kes sekundit ostaks. Aga ma olen kuulnud, et ikkagi ostetakse aga ka sekundit ka. Ja ma mõtlen seda, selle küsimus taga oli võib-olla isegi mitte su klient ennast, aga et kui sul tulevad uued kliendi kohtumised, on ju, et kuivõrd sa tajud, et inimesed tegelikult saavad meediaspetsiifiliselt aru, millest üldse meediaagentuur räägib. Kas meil on hea teadlikkus tegelikult klientide vahel või on see pigem ikkagi nii, et te peate hakkama nagu suhteliselt A ja B-st pihta väga paljudega või? No ma arvan, et ka meie ja võib-olla enne, mis ma tõin ka välja, et see strateegia, et ta peab hästi olema niisugune kohanemisvõimelist inimest nagu tajuma, et vaata tema peab suutma nagu siis need asjad tuua sellisesse konteksti, et kõik saaks nagu laua ümber aru, et noh, ma arvan, et kui ongi uus klient või ta tuleb või noh, ütleme nii, et sa ütled nagu noor, et ta ei tea offline'ist midagi, siis mingi kerp on ju, järsk kuidas saab üle 100-120 terpi olla, kui 100% on 100 ja et noh, et ei ole mõtet sellesse lõksu minna, et inimest nagu segadus, vaid noh, siis tuleb ta teisendada kohe kontaktide peale. Kui sa teisendad ta kontaktide peale, kas siis üldkontaktid või sa teisendad ta 1000 kontakti peale, et siis tal tekib see võrdlusmoment, et ta suudab seda online'iga samastada või suudab ta seda muu meediaga samastada, et lihtsalt see terp on siis nii nagu tema jaoks nagu ostuvahend, mida sa teisendad tema jaoks siis arusaadavasse keelde kõikide meediate ülesid. See on hea lähenemine, samas ma ütlen, et oma kogemusest ma mäletan omal ajal mul oli see sama küsimus, kuulge, et ma tahaks läbi meediate vaadata alates kinost. Ja siis tuli välja, et tegelikult see ei olegi nii lihtne, tegelikult, et see võtab tohutu nagu energia, et see kokku panna ja kanalid ju teevad seda kõike üldse erinevalt ja nii edasi. Ja lõpuks siis ikkagi see tabel mu jaoks nagu ilmus on ja kolossaalsed vahed.
eks ole, noh, et tele versus kino versus raadio seal kaupluses, eks ole, ja nüüd on järgmine küsimus, mis on ikkagi nagu kontakti väärtus, on ju, noh, et kuidas ma saan öelda, et kinokontakti, see on sama kontakt, eks ole, väärtus, et ma maksan rohkem, on suurem kui teine, on ju, noh, hakkame arutama. Siis on hästi palju emotsionaalset tegelikult teemat, et noh, et kuule kinos ta istub seal sunnitud situatsioonis, ta näebki ainult sind, on ju, ma ei tea, ostukohas ta käib mööda, on kohe seal, on ju, edasi, on ju. Ja siis on hästi palju muud aspekti ka juures, ma ei tea, on nii? No tegelikult vaata, ma enne tõin ka välja, et me oleme teinud ka neid järeluuringuid, et kus me võtsime selle kanali potentsiaali, siis tegelik reach, need eelarved ja kontaktid juurde, et sealt me oleme enda jaoks majasiseselt nagu Avassis välja töötanud sellise attention indexi, mis on igal kanalil, et selles suhtes, et see haakub ka selle teemaga, nagu ma enne ütlesin, et me ei võitle ainult oma kategooria sees, vaid ka üldise tähelepanuga, et mis pindadel olla, et kui me enne rääkisime programmaatikust, ma võin väga odavalt näidata sulle kliendile, et me suudame sulle kontakti tuua, on ju, või teine kontekst on, et mis ta siis lõpuks see attention on, kas see kohalikus meedias see premium pinna peal on rohkem nähtavam kui see, et ma matan selle sama või ajutan selle sama raha hästi odava kontaktihinnaga programmaatikusse ära, kus siis nagu ka tegelikult kuidagi see kontakt kokku tuleb, aga küsimus on, et mis ta siis see viewability lõpuks oli, et me oleme selle nagu struktuuri endale ehitanud, et rohkem nagu selle peale minna, et tuua seda attention'ite nähtavust välja. Paned tähele jälle indeks. Aga ma saan aru, see on õige asi. Me peame teda kuidagi nagu indekseerima. Just, et noh, ükskõik mis mudel on ju, kõik on ju meil ju indekseeritud täpselt samamoodi, et me anname talle mingi sisendi ja sealt tuleb mingi väljund, mille põhjal me loodame paremaid tulemusi. Kuule, mingisugune 10 aastat tagasi hakati seoses selle sama odava reach'iga, eriti puudutas seda Google'i kolmandat network'i või third party network, rääkima sellest brand safety'st on ju, ja siis tuli ilgeid kesse seal, kus näidati mingeid asju, mis ei oleks üldse tohtinud näidata. Kuidas, kas sa oled aastate jooksul üldse tajunud, et see on mingi teema olnud kas Eesti kliendile või väliskliendile, kes siin Eestis on, et kuulge, et ostame ikka premium pindu, et ma ei tea, mis seal muidu toimub? No, ütleme nii, et see on rohkem küsimus meie digitiimile, aga me selles suhtes ikkagi oleme välistanud need pinnad, et see on ikkagi nagu oluline paljude meie klient, noh, ma ei saa öelda paljud, ma pigem peaks ütlema, et kõikide klientide jaoks, et see on meil ikkagi jah, sellised nagu reeglitega paika. Ütleks siis, et see on juba niisugune nagu standard asi, millega, ma ei tea, nagu iga asja puhul on mingid asjad, mida isegi ei räägita, et see on juba nagu täiesti arusaadav, et niimoodi. Korra sellest teenuse laiusest, eks ole, et ma olen tähele pannud, eks ole, et noh, klassikaliselt on väga selge, et sulle, et meediaagentuur tegeleb meediaplaneerimise ostmisega, on ju, Creative agentuur Creative'i idee väljatöötamisega, teostamisega. Ja osad noh, agentuurid on ka mõlemaid pakkunud, aga pigem need on nagu kaks suurt asja, on ju. Ja siis tuli see digi, tekkis, eks ole, täiesti eraldi, seda ei osatud, siis toimus see mingis osas, eks ole, et Creative digis läks ühte kohta, meediasse läks edasi. Ja siis tulid influencerid. Ja siis ma hakkasin küsima, et aga kus see on? Ja ütleb PR-agentuur, et osaliselt on meil, osaliselt on Creative'is, osaliselt teevad seda meediaagentuurid. Ja osaliselt teevad kliendid ise otsa. Ja just nimelt, klient ise ka in-house'is. Kuidas sa näed, et mis on see piiritlusala, noh, vähemalt sinu meediaagentuuril, eks ole, kus sa välja ei astu ja mis on sinu asi teha? No, ütleme nii, et kui me räägime kliendi sellistest võib-olla turunduse ja meediastrateegiast, et kui see, noh, ütleme nii, et need influencerid käivad ikkagi suhteliselt paljudes plaanides ja kaasas. Nüüd on see otsustuskoht, et kui palju klient tahab seda võtta enda in-house'i, et sellega ise tegeleda, et noh, meie saame teha need nagu soovitused, kaardistused ära, kõik kus, mis influencerid poole pealt on, et miks me seda võiksime, miks võiks see tema ka sobida. Ja ütleme nii, et me ei ole siin võtnud väga nagu vahendaja rolli, et kui me mõlemad koos kliendiga otsustame, et see on hea ja sobib meie üldstrateegiasse, toetab meie, ütleme nii, et siis nagu eesmärgi saavutamist, siis me oleme välja pakkunud, kas klient tahab ise sellega, kui kliendil on aega sellega tegeleda ja võib-olla ka mõnedel ettevõtetel ongi mõistlik teha otse pikema aja stiil, et see ei oleks ainult kampaania põhine. Et ma ei näe siin
tegelikult vajadust, miks peaks siin agentuur seda nagu vahendama. Kas see on sellepärast, et see ei ole nagu klassikaline meediaformaat, millel on väga selged parameetrid, et see sisu on natuke nagu kreativ agentuuri, et ta peab nagu sisu, see sisu määrabki väga palju selle koostöös enda ära, eks ole. Et sul on isegi raske seda nagu mõnes mõttes müüa ja planeerida, sest sa peaks justkui siis sisu ka tegema. Ja ma seda nagu küsingi, et kui ma meediabrokeriga rääkisin, siis ta ütles, et midagi nad on ise ka juba teinud seal siis, et nad nagu lähevad sellesse creative'i nagu kingadesse. No meil on tegelikult ju vaata grupis on ka loov pool olemas, kes tegelikult, kui kliendil on selle järgi vajaduse, ei taha seda ka in-house'id, siis on meil ka eraldi inimesed, kes sellega nagu tegelevad. Ja kui meil ka meedia poole pealt on kliendid, kes ei ole siis nagu Eestis, ütleme nii, et koha peal olemasolu, siis ilmselgelt see käib siis koostöös meie loovagentuuriga koos, et siis me ei ütle, et keegi kuskil Vilniuses hakkaks tegelema siin influenceritega ja otse nendega sahmerdama, et siis see on ikkagi täis osa meie. Aga kas see on sama on sotsiaalmeediaga või, et kui sa võtad seda, et ma ei mõtle nüüd klassikalist sotsiaalmeedia reklaami, aga et ta on sisuloomet teinud ja nüüd ta tahab boostida, see on ju tegelikult nagu pinna ostmine, eks ole, kuidas see käib nagu? No see on ikkagi, ütleme nagu meie nagu hallata, et ütleme nii, et nagu ma enne ka ütlesin, et siin siuke digi ja loov ja meedia, ma ütleks, need piirid on hästi hägustunud, et ma arvan, et enamikel meedia digiagentuuridel on ka see loov pool sees, et meil on ta küll nagu erinevad juriidilised kead, aga vajadusel tegelikult meeskonnad nagu töötavad koos. Aga ma mõtlengi, et vaata selles mõttes, et see on nagu tähtis punkt, kuna see on üha suuremad eelarve osad tegelikult, on ju, teatud klientidel on need väga suured, on ju. Et me oleme natuke tagasi selles, mis kunagi oli see, et üks nagu suur agentuur tegi nagu kõik osad ära, see klassikaline, ma alustasin Saatsis, siis külgi meediabroker oli, meediahouse oli kõrval, eks ole, ruumides eraldi juriidkehal, meil oli ikkagi nagu Saatsis oma meediaost, eks ole, on ju. Ja siis see asi nagu kasvas, aga et põhimõtteliselt ja siis läks, ütleme, nagu mingis ajas kõik asjad eraldi, on ju, et ma praegu nagu tunnengi, et jube palju on seda hägustunud ala, et tegelikult, et teha ühele kliendile nagu head meediastrateegiat, sa tegelikult vajadki seda kreatiivt kõrvale, on ju, et kas ta on siis grupis nagu seal samas ruumides, sest minu meelest on raske, mitte võimatu, aga raske teha seda erinevate omanduste alluses, sest seal tekib ju see klassikaline küsimus, teki tõmbamine natukene, on ju, et ikkagi päeva lõpuks on jällegi see äri, eelarved on piiratud, on ju, et kes siis ütleb, et kui palju siis kuhu poole peaks nagu minema, et kui ta on ühe nagu katuse all, just kui minust kliendi jaoks on see loomulikul, või ma ei tea, kuidas sa seda... ega tegelikult ta meil on ühe katuse all, selles omanik on üks sama, et aga siin on nagu kahtepidi, et kui sa, ütleme nii, me oleme natuke selle korra nagu läbi käinud, kui me panime kõik kokku, me tegime äkki 2017 testisime sellist asja, me tegime klienditiimid. Me panime sinna PR-i, me panime sinna digi, meedia, loova. No nagu Ameerikas oli väga palju klientide ümber tehti. Nagu just, tegime ühe selle ära, aga siis olenes, mis klienditiimis, mis kliendid seal olid ja selle peale läks nagu see fookus rohkem, et kui seal oli rohkem sellist loova asju, see kogu tiim töötas nagu selle konteksti peal, kui seal meedia, siis see loova osa oli seal võib-olla vähem kaasatud, aga mis me tegelikult nagu nägime, et kas me võtame see sama digimeedia, et kas või see Google, kui tihti ta oma platvorme, tööriistu kõike, et sul tegelikult need inimesed majas sees peavad ikkagi omavahel olema koos, jagama selles ühes inforuumis, erinevaid kliente tegema, olema miksitud, et nad ei saa jääda nagu 1, 2, 3 klienti nagu kinni, et nad natukene jäävad võib-olla nagu seisvaks veeks ja seetõttu me tõime need nagu kompetentsid ikkagi tagasi. Ei, ma sellest isegi saan aru, et me juhime neid meeskondi täiesti nagu eraldi, nad omad motivatsioonid võib-olla peadki olema äriüksused, aga ma mõtlen seda, et meil ongi nagu klassikaliselt tehtud meediaagentuuride konkurss, creative agentuuride konkurss ja siis on tehtud sellised sunnitud abielud. Selles mõttes, et ma olen valinud Havasi ja ma olen valinud creative'ist näiteks, ma ei tea, Taeva ja nüüd me ütleme, et te peate koos nagu toimima. Jah, me oleme professionaalsed, on ju, me saame nagu hakkama, aga küsimus on jälle, et kes on siis agency of record, on ju, kelle sõna jääb peale, kas see on kogu aeg ühtemoodi, nii edasi. Selle asemel, et kui me juba saime aru, et tegelikult on nii palju sellist nagu mitte paigas olevat elementi, mis väga paljulti nagu määrab, on ju, ja mis ei pruugi üldse näiteks selle, mis agentuuri ta valis üldse seal üldse see kompetents olla ja sotsiaalmeedia on, ma ei tea, siis veel X kohas, on ju.
et kas kliendid ise ei tekita endale nagu sellest, et traditsioonid on niimoodi konkursse teha versus, et noh, et source imegi siis ühest kohast nagu kõik. Ma arvan, et see võib-olla ei ole isegi traditsioon, ma arvan, et kui me räägime siin loovast ja meedia on hästi palju tegelikult ka globaalselt seotud, et noh, ma arvan, et turu kontekstis 50-60% on ju globaalsete kettide kaudu. Rahvusvahelised, jah. No just, ja loova puhul ei ole sellist globaalsust nii palju ja ma arvan, et siin on ikkagi hästi oluline ka see touch, et mis selle turundusjuhi meeskonna või siis selle kliendiga ettevõtte juhi ja selle ka reklaamiga, et kuidas seal see siuke keemia tekib, et noh, me ei saa eeldada nii, et meil on kliendil on meedia üksus ühes ja me tõstame siis automaatselt ka kohe loovus, et seal peab tekkima see keemia, vahest ta tekib, vahest ta ei teki, et ja inimesed on koos töötanud, nad usaldavad, et minust see loova pool on rohkem selline usaldusele baseeruv suhe, et kas sa usaldad seda inimest või strateegia, kes sul sealt poolt nagu veab. Okei, see deliverdamine igapäeva asjadega, see on teine juba teema, aga see on hästi palju seda usalduse poolt ja kui inimestel on see tekkinud, siis ma arvan, et see on niisugust inimlikku valikut päris palju. Kuule, vaata, ma oleks võinud nagu seda loogika mõttes nagu juba teada, aga sa ütled, et 50-60%. Nüüd see ei tähenda, et 100% sellest 50-60% meedia käibest, et creative tuleb kaasa, aga väga paljudelt tuleb, et tegelikult selle creative osa on lihtsalt adapteerimine, eks ole, kui me räägime nagu telepindadest. Osaliselt on siis võib-olla küll, et meedia ostud tulevad, aga on koha peal antud see vabadus välja töötada see sõnum, eks ole. Aga ikkagi tegelikult meil seda vabadust on suhteliselt vähe, eks ole, see vabadus selles mõttes, et kohalik otsustab, kohalik ostab ja teeb, eks ole, et see ei olegi nii ilus pilt enam, eks ole. No jah, kuidas võtta? Rahaliselt tegelikult, kui sa vaatad. Jah, selles suhtes sa pead silmas reklaamiagentuure. Ei, no üldse jah, nagu reklaami kogu seda, noh, vaata see industri ütleb, et raha on vähe, mina teen arvutusi, ütlen, et turundusraha on Eestis umbes 500 miljonit aastas, no mulle ei tundu see 500 miljardit nagu üldse väike summa, on ju. Ja see on nüüd, ütleme, kuidapidi ma arvutan, see tuleb umbes nii, 450-500 miljonit, on ju. Ja kogu aeg agentuurid ütlevad, et ma ei tea, jube raske on, ma ütlen, et no kus kohas on ju, et okei, seal on sponsorul saada kõik, on ju, aga noh, vahet ei ole, seda on tohutult palju raha, mida on tegelikult ju võimalik ümber jagada, kui tulemused tulevad, on ju. Ja kui ma nagu mõtlen nüüd, et kuidas see nagu business siis käib, et miks me ei saa sinna juurde. Aga ma arvan, sa pead siin ühe väikse teisenduse tegema, et kui sa räägid 500 miljonist, noh siis sa ilmselt eeldad ka siia globaalselt. Kui sa nüüd lõikasid maha see raha, mis tegelikult läheb nagu meediakanalitesse ära. Et kui me räägime siin praegu nagu, noh, sa ilmselt pidasid silmas siin reklaamiagentuuri, digiagentuuri, mitte ainult agentuure, ma mõtlen kogu turundust, kaasa arvatud sponsorlused, kõik, mida sa turundusprotsessis nagu kulutad, on ju, ma ei tea, lähed kuskile messile, teed kõik, turunduskommunikatsioon on üks osa sellest, hästi suur osa, aga üks osa, aga ma lihtsalt ütlen, et raha tegelikult on palju, mis on süsteemis, on ju. Ja lihtsalt see on ju otsuse koht, kuhu see raha pannakse, traditsiooniliselt on kujunud välja, et ma ei tea, Eesti meedia asja kaudu läheb seal 100+ miljonit, on ju, Metasse läheb seal, eks ole, 100, ma ei tea, 70-200 miljonit, mis iganes, on ju, ja nii edasi, aga ma lihtsalt ütlen, et tegelikult seda raha on nagu palju, on ju. Ja nüüd on küsimus, mingi osa sellest rahast otsustatakse välismaal ja see võib ollagi päris suur summa, eks ole, noh, sellest 500-st. Aga noh, ikkagi tulles selle juurde, kui sa räägid siin nagu töörahast, on ju. No see on hoopis teine. Jah, kui me räägime siin ikkagi kas või agentuuri või selle industry poole pealt, et me räägi seda, et sellest kaubaväärtusest. Kui sa võtad selle kauba ära, siis tegelikult ega seda raha ei olegi nii palju. See mõtled nagu vahendatud ma mõtlen nagu, kas siis see tööraha, et kas see on siis analüütika, on see kampaaniate seadistamine, on see reklaamkontseptsioon, väljatöötamine. Ma mõtlen nagu see, et mis selle sinna kategoorias. Jaa, aga vaata, siin on ka nagu huvitav, et ma teen nüüd 4. aasta, ma olen teinud nüüd 5 aastat, hakkame tegema seda turunduspraktikate uuringut, on ju, ja ma lähtun sellest Gartneri loogikast, kus ta vaatab ja küsib, eks ole, turundajate käest, et kuidas nagu suures pildis jaguneb meedia, töötasud turundusinimestele, turundustehnoloogia ja väljast ostetud teenused, mida sa just nimetasid, on ju. Et ta on aastast aastasse nagu natuke kõikunud, aga noh, inimestel on hästi lihtne meeles pidada 25.
et täpselt niimoodi jagunebki, on ju, et sellest turunduseelarvest, mis on siis noh, tegelikult nende mõistes on see seal ka jooksnud 7–11% kogu käibest, on ju, ja meil on ta 2–3%, on ju, me oleme niikuinii juba väiksematest, on ju. Tegelikult on jube palju raha, mis läheb ka väljast ostetud teenustele. Meil see split on ju meedia kahjuks olnud kogu aeg, et viimane split oli ka üle 40% on meil meedia, meil on tehnoloogia alla 20 kõvasti, mingi 15 või isegi alla selle, mis näitab mulle seda, et me ei kasuta piisavat tehnoloogiat, et paremini planeerida tehnoloogiat, jõuame sinna programmatikusse ja me kompenseerime selle ostudega üle, eks ole, on ju. Ja me maksame oma inimestele palju vähem ja ostame teenuseid palju vähem protsentuaalselt, kui maailmas on need statistilised näitajad, mida on suurettevõtete puhul nagu vaadatakse, eks ole, on ju. Et tegelikult, mida ma tahan sulle öelda, on see, et kui halatakse seda justkui, et vähe on raha, et tegelikult on kuskil 500 miljonit, seda on väga palju. Ja nüüd on küsimus selles, et kuna split on vale meil, siis ongi vähe raha industriil. See raha, mis sul maha jääb, on ju. Kui ta võiks olla rohkem sellega, kuidas on nagu siuke nagu maailma eliit toimib, eks ole, kuidas need tulemused on toodud, siis tegelikult peaks palju suuremad summad olema Creative'i ja kõigi selle planeerimise ja kõige muu jaoks, on ju. Aga meil on traditsiooniliselt natuke teine ja nüüd, mida rohkem me sellest räägime, jõuame jälle tagasi, miks ma neid uuringuid teen, on ju. Miks me teeme need diskussioone, on ju. Räägime rohkem, kuidas asjad võiksid olla ja peaksid olema, mitte see, kuidas asjad on kujunenud, eks ole, on ju. Ja me toimime hästi palju selle kujunemise pealt, kuigi peaks hakkama ümber defineerima hästi palju asju, sest maailm toimib natuke teistmoodi. Ja teil on tegelikult see know-how ju, noh, ütleme siis nagu valdkonna spetsiifiliselt on sees, vaata, läbi kettide, on ju. Et, aga see ju ainult mingit osa ainult sellest määrab, on ju. Et mina tahan seda, et turundaja ise hakkab ka nagu mõtlema, kuidas ta allokeerib oma asju. Et mul oli esimene aasta selle uuringuga väga suured mured, sellepärast, et turundaja ei osanud oma eelarvet vaadata niimoodi. Ta ei olnud kunagi mõelnud, kuidas ta splitib. Ta on pannud lihtsalt paika, et ta paneb sinna ja kõik on ju. Ja kui ma olen sundinud, et kuule vaata, kuidas sa nagu splitid oma asju, mitte ainult selles 4. vaates, ma ei tea, kuidas sa paned, palju sa paned nagu awareness sisse, palju sa paned sinna nagu ostu ja pärast ka need vaated, on ju, et kui me õpetame kõigepealt nagu turundaja vaatama sellele, vaatama, mis on nagu maailma praktika, mis on meil, kui palju meil maas on ju, ja me ei ole mingis bubbles siin, me oleme maailma selles, siis ma ütlen, et meil turundus muutub ka kogu see kommunikatsiooni ees ja tekib õiglasem tasustamisviis ka agentuuridele. Tundub liiga kosmos või? Noh, vaata selles suhtes, noh, mis tähendab õiglasem tasustamisviis? Et... Rohkem raha süsteemi selle eest, mis tehakse. Et ma arvan, et see tegelikult on ikkagi kuidas ma ütlen sulle, alaväärtustatud see süsteem, see, mida ta peaks tegema, siis selle võrra peaks ka rohkem tegema ja rohkem ka usaldama. Teine tähelepanek, mis ma olen siin laua taga aru saanud, on see, et oodatakse huvitavaid ideid, reaalsuses ei kasutata. Kasutatakse väga vähe neid, on ju. Ja tavaliselt need huvitavad ideed on eristuvad, need, mis viivad edasi. Meil peab oleks julgust rohkem sinna taga, on ju, sest me ei oleks nagu rõus maksma nendest. Ühesõnaga, seal on palju selliseid nagu fundamentaalseid muresid, mis vajaksid nagu minu meelest lahendamist, et me paremaks saame. Noh, ma arvan, et eks ka võib-olla see süsteemi raha, et noh, me ju tegelikult näeme, et meie mure on ka see, et ega ettevõtted ei julge ka ju teha investeeringuid. No, et see tegelikult see ju kandub ju täpselt samamoodi ka ju turundusse, et noh, ega ju turundus ei ole ka ju kulu, et ta peaks olema ju täpselt samamoodi investeering koos siis oma müügi ja muude kõikide tegevustega ja läbi selle siis kasvatada ka oma äri, on ju. Ja noh, ma arvan, et me oleme natuke selline stand-by hoiakus, on ju, et noh, kuna meil on siin ka majanduse kontekstis, me ei tea, mis meil maksudega juhtub, on ju, et siis see sama sõjaasi, et noh, me oleme sellest rääkinud, nüüd me oleme sellega nagu ära harjunud mingis kontekstis, aga ikkagi meile nagu välisinvesteeringuid ka siia ei tule, kohalikud, kellel on kapitali, noh küsimus on, kas seda lokeerida siia Eestisse või mujal, et see kõik on nagu natukene, ma arvan ka sellest kinni, et mis selle võib-olla valdkonnale tundub, et siia ei ole nagu võib-olla raha tulnud ja meie enda võib-olla kulud on siis jooksnud ka üles, et ma huvi pärast vaatasin, et mis on inflatsioon olnud viimase 5 aasta jooksul Eestis, et oskad sa numbri öelda?
ma ei tea, mulle igapäevakulutustele tundub, et see on mingi 50–100% no, juba. circa 47% oli, kui ma numbri 47 ja tegelikult on ka meie enda keskmine siis nagu Eestis palk tõusnud 47%. Selle aja jooksul. No just on. Ja kui me nüüd mõtleme ka nagu meie Industrisse, et kus meil on ju tegelikult palgakulu osakaal kogu meie ärist on hästi suur. Et sa billingut ei ole saanud täiesti nii palju tõsta. Et kui sa mõtled, et su kulubaas tuleb sellise hooga juurde ja isegi kui me selles inflatsioonilises keskkonnas oleme suutnud oma äri kasvatada ka kogu nagu turumaates, siis see tegelikult ta ikkagi nagu sööb ära ja võib-olla me oleme natukene selles suhtes see negatiivsed meelestat, nagu sa ise ütlesid, et tegelikult süsteemis nagu raha on ja siis me ühtepidi ütleme, et nagu ei ole ka, et me oleme natukene sükse võib-olla stand-by hoiakus kogu siin terviku vaatest, mitte ainult siis nagu turunduse kontekst. Kuule lõpetuseks ma alati puudutan tehisintellekti. Jah. Kus me oleme seal? No sul on ka, eks ole, grupi ettevõtted, mis toovad teatud know-how'd sisse, et see on ju midagi, millest me nagu ei pääse. Kuidas sa näed seda nagu igapäevatöös? Kas ta on juba sees, kus ta hakkab olema sees, kui ta ei ole ja kuivõrd fundamentaalne muutus see sinu meelest meediastrateegia planeerimisel üldse on? Ei, ma ütlen nii, et ühtepidi ta on hirmutav, teistpidi ta on väga äge ja põnev, et ma tooks selle võib-olla, mis Rain Lõhmus siin ütles äkki eelmine aasta välja, et see AI on täpselt sama, et kui tulid arvutid, et mõnedes ettevõttes, kus sekretär endiselt direktori dikteerimisel tegi kirju, need jäid nagu minevikku ja need, kes seal alustasid oma vormeli ja mängude ja muudega, on jõudnud nagu kaugemale, et me oleme selles AI vaates täpselt samas kontekstis võib-olla sellises, ütleme nii, et poisilikus võib-olla õhinas, et me tahame teda proovida, testida, et me tegelikult väga kaugel sellest võimekusest, mis seal olema hakkab. Aga see, mis sulle on tutvustatud, nagu ma eeldan, et midagi on sulle tutvustatud, kuhu me nagu võiksime lähiaastate jooksul nagu jõuda meediaplaneerimisel? Havasju investeerib hästi jõudsalt, et on nüüd siin paari aasta jooksul tahavad sinna 400 miljonit panna. Nad on ehitanud meil tegelikult suurtel tulgudel juba platvormi Converse, kus meil on tegelikult siis tehtud sümbioos meie enda uuringutest, kliendi andmetest, tööriistadest ja kogu sellest mudeldamisest ja AI-st, et lihtsalt neid andmeid oluliselt kvaliteetsemalt kiiremini töödelda, leida sealt insight, et seda siis nagu konverteerida ka kliendi strateegiatesse, et meil Baltikumi turu peale jõuavad nüüd nad aasta lõpp, järgmise aasta algul, me järjest hakkame üle neid võtma. Meil Global endal tegelikult on hästi nagu tublid, et meil on eraldi keskkonnad, kus siis inimestele pannakse kõik koolitused üles, seal on kuni selleni välja, et AI kontekstis, kuidas prompte teha, näidispromptid, kõik, et me oleme teinud endal maja sees juba niisuguse väikse üksuse, kuhu me on võtnud ütleme nii, et siis litsentsid, kus meil on pandud mingid testtööd, mida me hakkame siis testima, et seda järjest siis sealt ka nagu ettevõttesse laiali lükata, Kas võib öelda, et ütleme, et tuleviku või lähituleviku meediaplaneerija töö on pigem see, et ta istub ja nagu briefi mõistes kirjutab, eks ole, ekraanile, et näete, et selline klient, selline persona, eks ole, sellised eesmärgid, nii edasi, on ju, tee mulle nagu selle informatsiooni paigilt, mis baasid jooksevad sisse nagu versioon 1, versioon 2, versioon 3, on ju, ja siis sellega minnakse nagu arutelusse. Ma ütlen nii, et mulle meeldib see nagu lause, et me ei pea muretsema, et AI meie töö ära võtab, me peame muretsema selle pärast, et need inimesed, kes oskavad AI-d enda jaoks kasutama panna, võtavad meie töö ära, et jah, ta saab olema, et ta tuleb hooga, jah, me võime siin praegu võib-olla vaadata, et siit on miskit või ei ole sellise kvaliteet, aga see on nagu müstiline, et kui kiiresti kogu seda infokorjet, analüüsi ja kõike sa saad sealt kätte, et jah, ma ütlen, et ütleme nii, et me oleme testimas praegu, et kui sul on ikkagi nagu numbrid vastu, sa suudad korrektsed promptid valmis teha, neid arendada, õpetada ja timmida, et see on vägev. No kuule,
igal juhul jällegi väga huvitav diskussioon oli, ma loodan, et paljud said jälle targemaks, kuidas meediale vaadata peale, mida teha on ju, ja kus näiteks meediaagentuuride eelised on, et ma tänan, et sa võtsid selle aja ja tulid meiega vestlema. Jah, aitäh sulegi kutsumast. Ja kõiki teisi siis kutsun tagasi järgmist episoodi vaatama, kuulama, seniks nägemiseni. Aitäh.